Miks te arvate, miks see on, et inimesed ei räägi rahast? Ma nüüd tegelikult vastust ei oota sellele, vaid et sa ise korra tunnetaksid, et see, mis on meie eludes igapäevaselt, ja küll mõned üksikud kuidagi elavad kuskil oma tsooniseks, kes ütlevad, et nad üldse rahaga kokku ei puutu. Tegelikult on see ju igapäevaselt meie elu osa. Nagu kõik teised loomulikud asjad ka siin elus. Ja millegi pärast, kui nüüd tunnetad enda jaoks, mängime korra 0-10 mängu, kui mugav on sul rääkida rahast täiesti vabalt, ilma igasuguste filtriteta, ilma seda tsenseerimata, mida sa raha suhtes tunned. Ütleme siis pigem nii, et 0 on täiesti neutraalne, vaba, sa võid siin ka avalikult rääkida kõigest. Mitte, et sa peaksid seda tegema, kui tunneta. 10 on see, kui sa tunned nagu üldse mitte ei taha. 0-10, teeme nii, et kellel on 7-10 see ebamugavus. Mina enda kohta ei näita, ma näitan, mida teie näitaksite. Aga mõned ikka on. Okei, osad kindlasti ei taha kätt tõstagi, eks ole, see on nii ebamugav. Ma tean küll, äkki keegi näeb. See tähendab, et mul on mingi probleem rahaga. Esimene asi, mis ma tahan öelda, on see, et sul ei ole mitte kunagi olnud probleemi rahaga. Ja see ei ole mitte mingisugune teooria, mida ma täna räägin, ja see ei ole tegelikult üldse rääkimine, siin toimub midagi muud, vaid et ma ise alustasin täpselt sellest kohast, et see oli üli ebamugav teema, ma nagu ei kartnud tegelikult rääkida, aga sellega oli selline pinge seotud mu elus, et ma lihtsalt ei saanud teisiti, kui ma pidin hakkama uurima, milles siis asi on. Ja sellest päevast peale, kui ma selle väga konkreetse otsuse tegin, kõik muutus. Kas te arvate, lähme veel numbritega tagasi, 3-st, 5-7 ebamugavus. Ahah, natuke rohkem, seda ei ole nii hull tunnistada, on ju, endale. Nii, 3-st 5, veel rohkem, sest tegelikult on enam-vähem okei, on ju, aga natuke on ikkagi midagi on nagu vahest. 0-2. Oo, palju õnne! Kas see tähendab seda, et sul on rahaga nagu, seda võib olla lademes, seda võib mitte olla, sa tunned ennast ühtemoodi või tähendab see seda, et raha ei ole oluline? Ja siin on vahe. Et raha on nagu pigem asi, millest sa ei mõtle. Need on 2 erinevat asja. Sa võid seda enda sees tunnetada. Nüüd sellest, kuidas sa saad täna kõige puhtama kogemuse siin, kui sa ei mõtle sellest kui uute teadmiste salvestamisest, enda teadmiste pagasisse, mida kindlasti sul on väga palju, sest kui sa siia oled jõudnud, siis sa oled ju teadlik mingit pidi omal viisil just seal ja sellise sügavusega, nagu sa praegu oled. Kõik inimesed on teadlikud, ei ole sellist inimest, kes ei ole teadlik, lihtsalt see teadlikkuse sügavus on erinev, ei ole parem ega halvem, erinev. Ja et sa ei mõtleks sellest ka kui töötoast või ei läheneks sellele nii, et ma saan siit täna mingi tehnika või praktika, mida siis hakata hommikurutiinina tegema. Sellepärast, et kui sa lähened sellele teistmoodi, siis sa näed, et ükski tehnika ega praktika ei ole tegelikult toiminud su jaoks. Neid kõik inimesed on kasutanud, mina ka, väga edukalt ja mitte edukalt. Mitte sellepärast, mis see tehnika või praktika või modality ise on, vaid sellepärast, mis toimub sinus sisemiselt, et sa oled enda sees otsustanud, nüüd midagi muutub. Ja siis see tehnika tuleb justkui nagu kinnitus sellele. Sa lihtsalt kasutad seda nagu loasilti, aga muutus toimuks ka ilma selleta. Mis ei tähenda, et tehnikat võiks kasutada. Okei, kui see ei ole loeng ega töötuba, mis me siis siin teeme? Ja täpselt niimoodi see tuligi, et see on lihtsalt üks ruum, kus sa oled, kui sa nüüd mõtled sellest niimoodi, et kui sa lähed ühele veidi teistsugusele lennule, kas kellelgi on lennuhirmu kui tugevad? No sina võid minna siis rungiga sõitma või midagi sellist, et sa ei pea mõtlema ennast lennukisse reisile ja mõtle just suletud ruumist. Ja kui kellelgi on suletud ruumi hirm, siis mõtle avatud ruumist, kuidas iganes tee enda jaoks ümber. Kui sa lähed ühele lennule, lapsed ja loomad on alati kohal, tahavad ka siia tulla. Ja kui sa lähed ühele lennule, siis kui sa sisened lennukisse või oma sellesse sõiduvahendisse, siis sa eeldad muidugi, et tõused õhku ühes kohas ja maandud teisest punktis. On ju nii? Muidu, mis mõte sellel on? No, vahest tehakse neid lõbusõite ka. Okei, ühest punktist tõused õhku, teed selle lennu läbi, oled lennul ja maandud teises kohas.
Ja nüüd see tänane siin, kui sa lased sellele toimuda ilma mõtlemata, mida see kõik tähendab, vaid lihtsalt oled, siis see sarnaneb vägagi sellele. Ja kui sa nüüd mõtled korraks, et kas sa lennul peab midagi õppima või mingeid märkmeid tegema, siis ei, aga sa oled midagi kogenud, mida sa enne ei ole kogenud ja see sina, kes sisenes lennukisse, ei ole tegelikult see sina, kes väljub lennukist sihtpunktis, ei ole see sama sina, kes sisenes lennukisse või sinu sõiduvahendisse. Me teeme tegelikult seda läbi absoluutselt kogu aeg, aga tavaliselt need nihked on nii tillukesed, et inimesed ei taju neid kui päris muutust ja nad nagu tõlgendavad seda teistmoodi, kui sa teed seda kogu aeg. Nüüd, kui sa täna tuled siia, kui ma olen nüüd siin ruumis ja ma lendan, kuidas iganes sa seda tahad või sõita rongiga, siis sa saad selle kogemuse, et sa ei ole siit lahkudes päriselt seesama, kes sa siia tulles olid, võib-olla väga selge kogemuse. Mis iganes toimub, kellena sa siit lähed, on see igal juhul sinu heaks, ükskõik milline see välja näeb, mida sa tunned. Võib juhtuda, et sa jääd magama, võib juhtuda, et sa tunned väga suurt ebamugavust. Lihtsalt lase kõigil toimuda. Okei, hakkame lõpuks peale ka. Kas raha on üks naljakas asi ja mina mõtlen just sellest niimoodi, et see on lihtsalt üks naljakas asi paljudest asjadest, mis meil reaalsuses on. Aga millegipärast inimesed arvavad, et rahast rääkides peab olema tõsine. Kas nõustute? Et see on nagu tõsine asi, et selle paljud mitte, eks? Te olete ju transformeerunud siin kõik, keda ma näen juba mitmendat aastat, te olete täiesti teises kohas, teised teied, ikka on tore uuesti tuttavaks saada. Ja see on üks neid võtmeelemente, et nii kaua, kui sa suhtud rahasse tõsiselt, see tähendab tegelikult, et sa võtad ise ennast väga tõsiselt. Ja sellel ei ole mingit mõtet. Näiteks mina ei võta ennast üldse tõsiselt. Ka kui esinejad või selles rollis olejad või midagi, sellepärast, et mis mõte sellel on. Ja kõik on palju kergem, elu ei ole üldse tõsine asi, me oleme siin mängimas ühte mängu ja see on väga ilus ja müstiline mäng ja sügav mäng, see ei tähenda, et see on nagu lapsik selles mõttes, et kuidagi pinnapealne, vaid just nimelt su enda ja reaalsuse elu kogemine muutub ja su suhe iseendaga ka läbi raha muutub palju intiimsemaks, vahetumaks, rohkem ehedaks, kui see on tõsine asi ja midagi on kaalul ja vot, see tähendab, seal on mingid negatiivsed asjad sellega seotud ja ma ei või nalja visata selle üle, no teades, mis nalja sa viskad, just kohast see tuleb, siis kui sa lased selle nagu lõõgastuda enda selle koha peal, siis asjad hakkavad ainult juba sellepärast nihkuma. Okei. 2 viisi, kuidas inimesed tavaliselt mõtlevad, et nad loovad raha. Kas sul oli küsimus? Kas meil on mikrofon ka? Sellepärast, et meil oli jutt, et võib vahepeal küsimusi küsida, aga kuidas me jõuame, sest et... Kui raha on vähe, siis nagu suhtud tõsisemalt kui... Võib olla nii, aga ei pruugi alati olla. Eks see sõltub praegu, sa räägid ilmselt isiklikust kogemusest. Kas te teised ka kuulsite seda? Peaaegu, jah? Tugeva häälega, siis ei olnud majamikrit. Okei. Et kui raha on, sa ütlesid, et kui raha on vähe, siis on suhe tõsisem või suhtumine sellesse tõsisem. Kui raha on palju, siis on suhe nagu rõõmsam või vabam. Ja sa ütlesid ühe olulise asja välja, lähme siis sealt sisse. See tähendab seda, mis tähendab raha on vähe. Inimene vaatab oma pangakontot või kontosid, seda, mis ta füüsiliselt silmad näevad ja ütleb, okei, ma pean sellest lähtuvalt nüüd ennast niimoodi tundma. Teadvustamata toimub ta seesse. Ja kui raha on palju, siis ma saan lõõgastuda. Kas see tegelikult on toiminud, et mida tõsisemalt te suhtute, siis raha tuleb kõvasti juurde või? Mis on tõsiselt suhtumine? Sa oled tõsine siis, ei naerata loomulikult, kui sa ei ole lõõgastunud. Nõus? See festival siin on ju ehe kogemus sellest, kuidas lõõgastuda ja lihtsalt nautida iseennast teisi. Ja kui see suhe rahaga on teistsugune kui puhas rõõm, siis see tähendab, et sa oled kokkutõmbumises. Ja kui sa oled kokkutõmbumises, siis kui sa mõtled endast kui väljast või millest iganes. Keegi armastab kvantjuttu, mõtleb kvantväljast, mõtled iseendast kui teadvusest või nagu närvisüsteemist, siis sa oled millegi kaitsel. Inimesed arvavad, et nad kaitsevad oma turvalisust ja samastavad raha turvalisusega, aga need ei ole otseselt seotud. Raha ei tekita turvatunnet. See on illusioon. Ja see tähendab seda, et kui sa mõistad, kust kohast tegelikult tulevad need olekud, mida sa tahad ja arvad, et raha sulle annab, siis hakkad sa nägema, kuidas mäng tegelikult töötab teistpidi ja et sa siiamaale oled elanud nii, et ma vaatan väljapoole
järeldan selle põhjal oma rahalise füüsiliselt nähtava seisu põhjal number pangakontol, kes olen mina, mis on mu jaoks võimalik ja siis inimesed püüavad seda, mida nad näinud on, muuta. Olete püüdnud seda muuta? Mina olen sedasi, okei. Saite õnnelikuks ja tuli palju raha või? Mitte midagi, eks te teate tegelikult, mis ei toimi. Lähme nüüd nende asjade juurde, mis on need tavalised, et sa tunned ennast ühes või teises ära, võib-olla sa ei ole enam selles kohas, aga sa tunned ära ka väga selgelt, et sa olid võib-olla seal kunagi, sest muidu see ilmselt siin ei oleks üldse huvitatudki sellest. Ja see esimene viis on kõige klassikalisem, mida suur osa maailmast ikka veel propageerib ja usub ja see on see, kuidas inimesed, mis nad teevad. Väga palju ratsionaalne, loogiline, väga võimsana tunduv. Sa sead eesmärgi, lukustad selle, ütled, vot, ma loon nüüd eduka ettevõtte näiteks, eks, ja minu number on selline. Ja siis oled motiveeritud, motiveerid ennast, häälestad ennast, oled positiivne, sul on strateegia, sa teed võimsaid tegusid, sa näed, kuidas sa liigud, kõik toimib ja niimoodi on tegelikult võimalik väga palju raha luua. Kes on loonud niimoodi raha? Ma tean, et paljud inimesed on loonud väga palju raha niimoodi, teie hulgas ka. Jah, mitmed käed tõusid. Kas ei julge öelda, et jaa, olen loonud küll kõvasti raha, aga mis juhtub tavaliselt, kui see on päriselt loodud niimoodi, et ma panen asjad toimuma, ma olen võimas, see olen mina, kes seda teeb, see on see minu inimene siin. Muidugi sa ei kasuta neid sõnu ja sa ei teadnud, kes seda kasutada sel ajal, aga see on minu isik tegelane siin, kes selle raha lõi. Mis selliselt toimimisega juhtub enamasti, ja need inimesed sageli jõuavad ka minu juurde, on see, et tekib kas läbipõlemine või kui on väga hea enesemajandamise oskus, siis võib-olla ei teki läbipõlemist, aga vaikselt hakkab kustuma rõõm. Olete märganud? Edukad ettevõtjad, inimesed, kes on loonud mitmeid miljoneid ja ütlevad, ma ei jõua enam, mul on null huvi ja ta on nii tõsine, et ta ükski piksel ta näos ei liigu, kuidas ta räägib, sellepärast, et ta elus ei ole rõõmu raasugi ja ta ei tea, kus põhjus on. Ja mis selle asja juures on, mis selle rõõmu sealt ära kaotab, on see, et selliselt raha loomine tähendab, et selleks, et see sama kogus raha, see sama tasand püsiks, tuleb seda sama viisiga alles hoida. Ja te ju näete, et see ei ole jätkusuutlik, sellepärast, et sa kogu aeg motiveerid ennast. Ja see tundub väga populaarne viis, kuidas tegutseda, sellepärast, et väljapoole on väga hästi kõik võib-olla sulle endal ka tundub, et saavutus annab sulle hea dopamiini laksu, aga see ei saa lõputult kesta. Ja tavaliselt inimesed teadvusena, mis seal, ütleme siis, osad nimetavad seda kõrgemaks sinaks või kõrgemaks sinuks või hingeks või vaimuks, kuidas keegi nimetab, aga see ei ole mitte keegi seal väljaspool, vaid see on sinu päris mina. Tema teab, et see ei ole sulle hea pikaajaliselt. Ja siis ta leiab lõpuks viisi, kas sind vabastada sellest rahast, lasta kogu süsteemil kokku kukkuda, nii et sa hakkaks esitama küsimusi, et mis siis tegelikult toimus. Okay? Nüüd üksikud teist näitasid, et te olete niimoodi raha loonud. Väga huvitav. Kuidas te siis seda raha loote kogu aeg? Sest mingi raha teil ju on, kui te siia ka täna tulite, eks? Te elate igapäevaselt, kasutate raha mingil määral. Teine viis on see, mida nimetatakse pingutuseta loomiseks. Ja siin on nüüd huvitav koht, sest et te olete mind kuulnud rääkimas pingutuseta loomisest. Aga mis juhtub, kui inimesed ei ole päriselt mõistnud selle asja olemust, kuidas nad ise toimivad pingutuseta loomisena ja on teinud võib-olla mõned sellised nihkes järeldused, et pinna pealt tundub, et nad endale ka, et nad loovad pingutuseta, aga tegelikult millegipärast tulemusi ei ole. Olete seda ise proovinud teha? Energiaga? Keegi ei loo raha, mitte ühelgi viisil. Kuidas te siis loote teda? See lihtsalt on või? Seinasest tuleb. Seinasest tuleb, okei, väga hea, okei. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja sellises asendis mees ei saa ju mingit jama ajada. Täiesti just. Okei, seinasest tuleb. Tegelikult me võiksime selle koha peal ära lõpetada selle tänase ruumi jutu ja minna kohe lihtsalt lõbutsema ja tantsima. Kui te suudaksite, ja sa võid enda jaoks nüüd mõelda, selle omaks võtta, et täpselt niimoodi raha toimibki, et see lihtsalt on, kui sinu sees ei ole ühtegi vastukäivat, seda tühistavat signaali, eeldust, tõekspidamist, mis tühistab selle,
siis põhimõtteliselt nii ongi, et sa lihtsalt naudid oma elu ja raha on. Okei? Ja küsimus on ka sellest, kui palju seda raha on. Kas seda on vastavalt sellele, me ei pea sinna paralleeli tõmbama või ühendust, aga enamasti see mingisugune harmoonia on, millist eluviisi sa tegelikult elada tahad. Kui vabana ja avarat elu sa elada tahad? Kas sealt seinasest tuleb nii palju raha? Ahah. Okei, see on huvitav koht, eks. Et paljud teavad, et mingi piirini kuidagi raha nagu on, olete märganud, et sul on mingisugune nagu vahemik või summa, mis tundub olevat sinu normaalsus. Kas te teate enda normaalsust, raha normaalsust? Kõikuv? Kõikuv, okei, aga kui palju kõigub? 0 miljonini kuus? Ei? Mingi vahemik, eks? Okei, see muidugi alati on vahemik, aga kuskil on nagu selline baas ja see on tegelikult huvitav koht, mida pärast saab siis igaüks endal tunnetada või kohe praegu, kui sa juba tead. Paljud inimesed ei teagi, et neil on selline normaalsus, nad arvavad, et nad teevad tööd kogu aeg selleks. Ja siis mitmed kliendid mul, kes on olnud näiteks rahakursusel, osad te teate, ma tean, et osad on olnud, on seda testinud ja konkreetselt kohe alustades seda kogemust jõudsid selle arusaamani, kui ma küsisin, et jaa, huvitav küll, ma tegin tööd, tuli see kogus raha. Ja siis ma lõpetasin selle pingutamise ja tuli ikka täpselt sama kogus raha. Kas te teate, mis seda selatab? Te olete märganud keegi enda puhul seda? Mõnikord, kui sa enam lihtsalt ei viitsi, mõtled, vahet ei ole. Okei, ma nüüd puhkan. Ja siis on täpselt sama kogus raha või natuke rohkem. On nii? Uus tase? Okei. Kas see uus tase jääb püsima? Rahas? Kas sa räägid konkreetsest kogemusest või sa arvad, et kuidas see võiks toimida? Enda kogemusest? Kas see on jäänud püsima? Sest me uurime seda, mismoodi reaalsus tegelikult toimib. Teatud summa püsib iga kuu. Just, ja see on siis sinu baas. Mis juhtub, kui sa tahad seda 10-kordistada? Ma ei tea, kas sa tahad, aga... Ikka tahan, aga siis mingid summad sõidavad suuremat vahepeal sisse aastas 2-3 korda ja siis väiksemat tiibuvat. Ehk siis keskmine jääb ikka samaks, on nii? Huvitav, eks ole? Ja seda võib nimetada, mina nimetan seda nähtamatuks laeks, te olete kindlasti kuulnud seda mitmetest kohtadest, aga inimesed tavaliselt ei mõista, mis asi see on, see nähtamatu lagi. Mul oli täpselt samamoodi, lihtsalt nagu mitte mingi valemiga, isegi kui ma sain mingi suure projekti või mis iganes, siis nagu panin 14 tundi päevas tööd ja tegin mingeid energiaharjutusi ja rõõmuga ja positiivselt ja see oli aastaid tagasi muidugi enam ei ela niimoodi. Aga lõpuks ma vaatasin, et huvitav, ma olen ikka täpselt samas kohas. Maksad oma mingid laenud ja asjad ja mingid arved ära ja arved olid ka suuremad sel ajal ja kõik on jälle täpselt samamoodi. Elus ei ole midagi muutunud. Ehk see, millega su päevad täidetud on, kui palju sa puhata saad, kas sa saad lihtsalt öelda, et okei, nüüd ma võtan 2 kuud vabalt ilma stressi tundmata. Või kui sa kasutad seda esimest viisi, millest me rääkisime, siis enamasti inimesed ei julge oma ettevõttest lahti lasta ja ma ei mõtle, et nad peaksid selle kellelegi ära andma, vaid nad ei julge eemalduda ja kontrollist lahti lasta, siis nad arvavad, et kogu süsteem kukub kokku. Sageli ise seda ei teadvusta, et nad on sellepärast pinges, et nad arvavad, et nad peavad kogu aeg olema seal näppupidi juures oma meelega selle juures. Okay? Nüüd see teine viis, see pingutusete loomine, uurime, mis asjad seal nihkes on. Mida ma olen näinud, et inimesed teevad, loovad, aga sellel on piir ees, eks. Nad teevad seda energeetiliselt, te teete seda energeetiliselt ja kui ei teadvusta seda lage ja põhjust, miks see lagi seal tundub olevat, siis see võibki jääda niimoodi olema, aga suurt midagi ei muutu ka. Ehk siis küsimus on, kas sa tegelikult usud, või kuidas sa tunned, asi ei ole uskumises. Kas see on see elu, mis on sinu kõige magusam? Magusal ma ei mõtle mingit üliimelist, ülivõrdes asja, mis on võib-olla kuskilt väljapoolt omaks võetud mudel, vaid seda, kus sa tunned, et okei, see on minu see kodu sagedus ja olek, kellena ma tulin siia elama, see on mu jaoks tegelikult loomulik, kui piire ei ole olemas. Kui piire ei ole olemas. Kas see on see, kus sa praegu oled? Või sa tunned, et sa oled kuskil allpool? Tegelikult ei ole allpool, ülevalpool. Kas tunned, et on midagi muud, midagi avaramat, mille jaoks sa oled siin? Jaa, okei, väga hea. See on hea, et sa selles kohas oled. Ja see äratundmine on üks sõna, mida inimesed tegelikult põhjalikult ei ole mõistnud.
ja see on väga suur uks, väga suur võti selle maailma avamisse või selle reaalsuse avamisse, mille sa oled endas ära tundnud, sellepärast et mina ei öelnud teile kellelegi, et sinus on, sa pead, sul on vaja, vaid sa ise tead, et midagi on nagu veel, aga miks ma siis seda ei koge, miks seda siin ei ole, kuidas see saab olla, kaua siis veel, kas siis, kui sa oled 95 või ma ei tea, 140, pärast inimesed elavad nii vanaks, kas sa siis elasid seda elu või sa jääd sellesse kohta, kus sa praegu oled ja tunned, et no ma ei tea, miks, aga seda on väga raske muuta. See on see koht, kus tavaliselt siis need energiaga loojad ka minu leiavad. Ja sealt on esimene asi, mis ma näen, et inimestel on, ja nüüd mõtle endast, on nihkes, on, et nad arvavad, et selles ei ole üldse konkreetsust. Et see peaks olema selline ma loon vaibiga. Ma olen kuulnud inimesi ütlemas nagu, et energia loob, tunne loob. Olete kuulnud? Ise usute? 100%? Okei, mida see tähendab? See tähendab tavaliselt seda, kui seda lahti ei muugi, siis võibki jääda selleks, et ma olen heas energias, ma tunnen ennast positiivselt, ma olen laine, sõidan laineharjal, okei? Ja, on selline tunne, ma vaibin tugevalt. Aga kuidas? Mõte loob tunde. Nad ei küsi kunagi, milliselt positsioonilt nad seda tunnet tunnevad. Ja kui seda teha, siis see võib olla, on välja näha ka näiteks selline, alles hiljuti oli mul ühes grupiprogrammis üks inimene, et küsisin, et mida ta siis täpselt, kus ta tunneb, et ei ole tulemusi ja miks see ja teine tunneb nihkes, et ta ütles, ta teeb seda, teist ja kolmandat, mis ta seal on õppinud, et kuidas asjad ära tundnud käivad. Aga et no nagu midagi on ikka nagu ei saa. Ja siis tema konkreetne positsioon teadvuses oli, ma olen edukas ettevõtja. Kuidas teile tundub, kui konkreetne see on? Kui sa mõtled oma praegusest elust ja sa oled, paljud teist te oletegi edukad ettevõtjad või te olete teadmises, et sa saad selleks või sa, mis iganes sa tead, kes sa praegu oled ja kuhu sa tahad jõuda või mida sa oled ära tundnud, et see on sinu loomulik koht. Kui sa jätta selliseks, et ma olen edukas ettevõtja, siis see võrdub sellega, et sa seisad peegli ees, see on nüüd metafoor, oma ilusas vannitoas, mõnusas vaibis ja ütleme, et sa kasutad seda, mitte afirmatsioonina, aga sa ise usud tõesti, et sa oled omaks võtnud, et ma olen edukas, ma olen otsustanud, et ma olen edukas ettevõtja. Võib-olla sa tead juba, et sul on vaja olevikus öelda seda, mitte tulevikus, et ma saan edukaks ettevõtjaks. Ja sa muudkui nagu võtad seda omaks enda arust. Aga mõtle nüüd korraks reaalsusest kui oluliselt konkreetsemast asjast. Paljud teist te kuulsite eelmine aasta vist, kas me lõpetasime sellega, et kuskilt oli küsimus, et me tegelikult ei loo mitte midagi. On keegi, kes mäletab seda? Okei. Kui vabastav see on, kui sa praegu lased endal mängida selle mõttega või täielikult omaks võtta, et sul ei ole midagi vaja luua? Tunnete? Nagu, see tunne tuli. On ju? Mis see tähendab? Tegelikult tähendab see seda, et kui me reaalsus muutub alati seestpoolt väljapoole, siis mis tegelikult toimunud on see, et sa vahetad lihtsalt oma positsiooni teadvuses, milles on kõik. See tähendab, et sinu praegune kodu, reaalsus, see nagu su igapäev välja näeb, mis on su jaoks tõene, raha sisse tuleva raha vahemik, sinule jääva raha vahemik, sinul oleva raha tasand. See on üks, mõtle sellest nagu mullist, okei? Ja kõik võimalikud mullid, kõik reaalsused on juba olemas. Sul ei ole vaja muud teha, kui sisuliselt teleporteeruda teise reaalsusse, mitte luua seda teist reaalsust. Kas tundub lihtne? Põhimõtteliselt? Teoorias, jah. Teoorias? Okei, teoorias see tundub nagu mõttena lihtne, et mul ei olegi midagi muud vaja teha. See kõlab lihtsalt ja tegelikult ongi lihtne. Inimesed teevad seda. Ma olen ka seda teinud. Miks seda tundub siis raske teha? Miks ainult teoorias? Kui sul ei oleks mitte mingisugust mälestust ega teadmist sellest, mis su senine reaalsus on, kas oleks lihtne elada, võtta omaks, et sind teleporteeriti, ütleme, et mingi kõrgem jõud teleporteeris sind uude reaalsusse. Väga tore, aitäh, ma võtan selle kõik vastu. Kas oleks vastupanu? Oleks? Ei ole. Peamiselt ei, eks? Ja see tundub sulle normaalne, sest sul ei ole mälestust ühestki teisest reaalsusest ega ühestki teisest sinast. Ja siin on see koht, mida inimestel on vahel natuke raske uskuda, et mis mõttes.
et kui ma kustutan oma lood ja enam ei samastu selle eelmise identiteediga ja ei otsusta, et ma pean midagi muutma tükkhaaval, vaid ma saan lihtsalt valida, et ma olen nüüd teisel positsioonil. Samamoodi nagu sa, ütleme, et me oleme siin, kus me praegu oleme, Eestimaa keskel, eks kuskil, ja nüüd sa otsustad, et sa oled tropikas. Hetkega te nägid mingit tropikat, oli nii, korraks kas või mingisugune tsahkes kuskil ära paljudel teist. Ja ma ei mõtle seda, et sa kujutled ennast päevad läbi sinna sellesse kohta, sest et see ilmselgelt ei toimi, kui sa oled seda proovinud. Sa võid kujutleda ja kujustada, visualiseerida. Kui ei lase lahti sellest eelmisest reaalsusest, ei tee seda niimoodi, et su keha ka sellele jah ütleb. Jah, teadvus on kehast üle, aga inimesed armastavad, mitte päriselt, paneme jutumärkidesse selle oma lugusid, ehk nad annavad oma energia ja tähelepanu. Tähelepanu on see, mis määrab, kus sa oled, millega sa valid, kus sa oled, ja nad annavad selle oma senisele reaalsusele. Ja siis nad imestavad, miks reaalsus ümberringi ei muutu. Kui ma seisan selle sama, läheme vannitoa näite juurde tagasi, sa oled oma selles praeguses reaalsuses, praeguses vannitoas, tead, missugune see on, seisad seal peegli ees ja ütleme, et sa nüüd võtad omaks, et ma olen rikas, sa püüad muuta identiteeti, muutmata oma positsiooni teadvuses. Ja te teate, et see on üsna frustreeriv. Olete kogenud frustratsiooni, ma ei tea, afirmatsioone lugedes või nagu mingil hetkel, et what's the point? Või te olete kõik nii õnnelikud oma afirmatsioonidega, mis on absoluutselt fine. Väga okei. Mind huvitab lihtsalt. Kas te olete proovinud? Kuidas? Jaa, okei. Nii vaikne on, nii tore. Ja siis ma ei mäleta, kas mina tegin neid afirmatsioone, ma proovisin nagu teistmoodi, aga midagi oli selline tunne, nagu et miski tõmbab mind sinna vanasse tagasi. On selline tunne kellelgi? Jaa, okei. Mis see siis on? Mis see salapärane asi on? Sest tegelikult on võimalik kõik lahti muukida. See ei ole üldse salapärane, kui sa oled valmis kogema, tundma ebamugavust. Aga inimesed paljud ütlevad, ainult mitte seda. Mina tahan, et see oleks väga lihtne kõik. See tähendab seda, et see sama nähtamatu piir või lagi, kuidas iganes tahad seda tunnetada, mis hoiab su rahalise tasandi samana, see teenib teatud eesmärki. Asi ei ole üldse rahas. Inimesed avastavad, kui me hakkame raha asju lahti muukima, et asi ei ole peaaegu mitte kunagi rahas, vaid selles, mis lood ja täiesti veendumused, sügavad veendumused on su süsteemis aktiivsed. See on nagu arhitektuur. See on nagu su sisemine arhitektuur, mis on nii konkreetne, kui sa mõtled oma luustiku peale, siis selle peal püsib kogu su keha. Selle sisemise arhitektuuri, struktuuri peal püsib su reaalsus. Ja kuni sa seda eelmist süsteemi ei deaktiveeri, selles mõttes ei tühista, et enam see ei ole mu operatsioonisüsteem, siis vahet ei ole, kui palju sa seal oma vannitoa peegli ees või kuskil mujal oma selles praeguses reaalsuses ennast visualiseerid, valid, muudad, teleporteerud sinna uude valitud reaalsusesse, sest sa tead, et see on sinu loomulik koht ja külluses olemine. Ja mida kõike sa siis saad teha ka teiste heaks ja maailma heaks ja mis kellegi, miks kõigil on need erinevad, sa lihtsalt tead, et see on sinu, siis see ei muutu. Ja see ei ole mõeldud olema nii keeruline. See koht, mis ennast kogu aeg inertsiga alles hoiab, on põhjusega seal. Ja need põhjused on lihtsalt väljastpoolt õpitud. Me tegelikult ei sünni nende turvasüsteemidega, aga tavaliselt inimestel tulevad, ja see on nüüd see koht, kus sa saad sügavale enda sisse vaadata, ja see ei toimu muidugi tavaliselt 5 minutiga, et sa avastad sealt kõik, aga ma olen ise läinud, ma ei tea, kui mitmest laest läbi oma finantsseisusid ja rahareaalsust muutes, väga konkreetseid kohti mäletan. Näiteks mäletan, kui ma nullist hakkasin seda asja, mis ma teen ka praegu tegema, ja ilma mingisuguste investeeringuteta, ma olen kõik nullist ise loonud, midagi väljast ei võtnud, sest vaja ei olnud, siis oli konkreetne koht, kus keegi lendab, kus mul oli kuu, kas ma olin piiri peal või kuu sissetulek 10 000 juures ja ma ei olnud enne sealt üle käinud ja keha läks niimoodi kõik häiresse. Ja sellel ei ole loogilist seletust, ainult et tegelikult on. Ja nüüd, kui sa hakkad enda seda lage uurima, see tähendab, et sul on vaja asi päriseks ajada, see ei tähenda, et see peab tingimata füüsiliselt toimuma, aga kui sa ei ole valmis seda selleks aega ja tähelepanu kasutama, et uurida, mis on seal, kus on su ebamugavuse piir,
kus läheb ebamugavaks, kus need kaitsesüsteemid käivituvad, et vot siit edasi me ei lähe. Sellepärast, et see tundub sulle lihtsalt tuttav, turvaline ja midagi on kaalul. Sellel on hind. Su süsteem, sisemine struktuur, mis ei ole lukus, aga ta on praegu aktiivne, ütleb sulle, aga peidetult, kui sa ei uuri seda, et ärme parem lähe sellest üle, sest siis juhtub midagi. Minu jaoks oli näiteks selline asi, mis sealt välja tuli, et kuna ma olin varem ühe teise ettevõttega ka mingeid summasid loonud, aga mitte ligi lähedalegi sellele, mis praegu on, midagi kukkus ära, ei tea, heli on okei. Siis, parmud, siis mul oli sellest käivitus mingi asi, mida ma olin endale siis pahaks pannud väga ja ma ei olnud sellega rahu teinud, et ma olin kulutanud selle raha rõõmu peale. Väga ei tohi teha, on ju? Kas te olete keegi tundnud süüd sellepärast, et te olete laristanud oma raha rõõmu peale ära? Okei, need, kes on, kas see praegu on veel kuskil nagu, et ma poleks äkki pidanud kõike seda raha selle alla panema, lihtsalt reisima ja ostma mingeid asju, kingitusi ja mida kõike veel. Ja kui see praegu on su kehas aktiivne, sa saad ise seda uurida, teadvustada, siis mul läks, ma arvan, 20 minutit sellega. See on üks otsus. Sa teed otsuse, et ma ei lase sellel hinnangul, mis ütleb, et vot siit edasi sa ei tohi minna, sest siis juhtub jälle sama ja see on ju vale. See on vale, kui sa raha rõõmu jaoks kasutad. Mul oli selline asi seal teaduses. Siis kui sa selle jätad oma süsteemi, siis sealt edasi liikumist ei ole. Sa võid teha mida iganes. Su sisemine süsteem, ilma et sa seda tajuksid, leiab viisi mitte ainult sinu tegude ja mittetegude kaudu. Okei. Katsumus, et talle ei meeldinud, ma räägin sellest. Hea küll. Leiab viisi, kuidas su reaalsus korraldub ümber sinu ümber. Ja see tundub võib-olla müstiline, kui osad inimesed nimetavad seda halvaks õnneks, mingid anomaaliad, miks minul ei vea, järsku, kuidas? Karma, jah, just on ju, okei, selle midagi pistmist karmaga. Ja see on lihtsalt sinu kaitsesüsteemi aktiveerumine selleks, et hoida sind turvalisena, sellepärast, et kõik ütleb, et see on vale, et sa kaotad kontrolli. Mul oli see, et ma kaotan raha üle kontrolli, et ma üldse ei tea, mida ma teen. Ja kui ma selle olin 20 minutiga lõpuni tundnud, te teate paljud, kuidas oma emotsioone lõpuni tunda, ma usun, et pool sellest festivalist on kindlasti väga hästi aitab teil seda ka teha, kui te veel ei tea, siis oli rahu majas, kõik, mitte silm ka ei pilkunud selle peale, ma tundsin ainult rõõmu, muidugi üle 10 000, ma olen alles alguses. Ja ma olin sealt läbi järsku, kohe, füüsiliselt ka, nagu reaalselt ka. Kas te näete selle toimimist? Kas see pani teid mõtlema, et mis on minu lae seda paigal hoidev kood? Sellepärast, et seal on alati midagi, kui sulle tundub, et sa millegi pärast ei saa läbi minna. Osad inimesed isegi tunnevad, et nagu parem on, et ma ei lähe. Äkki ma ei taha ahne olla ja muud sellised asjad ka, mis need vallanduvad seal, on samamoodi lihtsalt sõnadesse tõlgituna seesama struktuur, see sisemine struktuur, mis on nagu programm, võite mõelda sellest niimoodi. Päike läks ära. Okei. Ja jah. Ma küsin, kas see on kood? Et kui mul on raha, siis ma tunnen rõõmu arvete maksmisest ja siis selle hetkel on arved makstud raha otsas. Siis hakkad sütid otsas. Ütle uuesti, ole hea. Kas see on kood, et ja nii, et kõik kuulevad väga hea? Kas see on ka kood, et kui mul on raha, ütleme mingi summa, ja siis ma tunnen rõõmu arvete maksmisest. Ja siis maksan ja siis ma vaatan, et raha otsas. Ja siis on rahulik olla jälle. Ja siis on jälle rahulik ja siis põhimõtteliselt mingi tsükkel hakkab veel otsas pihta. Muidugi sa just ise ütlesid seda. Kui see ei oleks sinu süsteemis aktiivne, et see on sinu nii-öelda positiivseks maskeeritud, üks hetk, ma pean selle asja kätte saama. Positiivseks maskeeritud viis ennast tagasi sinna sinu normaalsusse tuua, siis sa ei oleks sellest rääkinud. Seda see, mis su tähelepanusse tuleb, seal on oma koht, see on teadvustamine. Kui sisse tuleb suuremalt välja minna. Ja see on üks viis veel, kuidas tagasi sinna normaalsusse ennast viia, nagu mulgi see oli varem. Lõpupunkt on suht sama, eks ole. Et mitte mingil juhul ei lähe sealt läbi. Nüüd jõudsime sellest lagedest rääkida ja need on äärmiselt olulised. Põhimõtteliselt sa oled suure osa sellest asjast ära teinud, kui sa uurid seda, et mis sind hoiab sellest samast kinni. Ja kuidas inimesed endale teadvustamata seda
edasi lükkavad kuni mitte ainult kuid, vaid aastaid. Ma näen inimesi vältimas, kuidas lähevad lähedale ja järsku on nad kadunud. Kõik, ei, mul ei ole aega, nad leiavad põhjendusi, miks nad ei saa seda teha. Mul on praegu elus kriis, siis kui ma selle ära korraldan, siis ma hakkan vaatama sinna sissepoole. Ja see on samamoodi, ilma et sa seda ise teadvustaksid, ta viib su tähelepanu mujale, kas või Netflixi, telefonis vaipimisse, mis iganes. Ma hakkan hoopis trenni tegema nüüd. Ei, võt, mul on uus projekt, nüüd ma teen hoopis seda. Selleks, et sa ei vaataks enda sisse seda sisemist struktuuri, sellepärast, et niipea, kui sa näed selgelt, see on nii absurdne, kui sa näed seda selgelt, siis sa ei ole enam sellega üks. Aga kuni sa ei näe selgelt, see valitseb su üle. Jah? Et kui ongi selline olukord, et sa oled minetanud selle vana mulli, ja võtame selle siis ka. Aitäh. Et kui küsimus siis selline, et kui ongi selline olukord, et oled oma vana mulli minetanud ja siis astud nii-öelda uude teise mulli, mis on siis nagu selline kasvu ja suurema külluse mull. Mis siis edasi, kas siis võib seal mulli siis, et mõnusalt pikutada ja asjad hakkavad juhtuma või siis mis siis nagu, kas peaks mingit nagu actionit ka seal tekitama või? Jõuame selleni nüüd. Ma ei tea, mis actionit sa tekitad, sa räägid praegu, ma ei tea, kuidas te teised kuulsite seda, aga see on täpselt üks viis, aitäh selle küsimuse eest, ideaalne. Et täpselt see viis, kuidas inimesed arvavad, et ma olen ju sisemiselt nüüd sellest eelmisest mullist lahkunud, ma tean, et ma olen sellega kõik, eks, ma tõesti ei ole enam selles, nüüd ma olen oma uues kasvu või midagi sellist, sa ütlesid. Okei, mis see naerma ajab mind? Sellepärast, et inimesed ise tavaliselt ei märka. Kui ma küsiksin sinu kohta, et mis elu sa elad, kes sa oled oma praeguses elus, siis ma arvan, et sa ei vastaks, kui sa päriselt sellele nagu nüüd hakkad kirjeldama oma igapäeva elu sees nii, et ma olen praegu kasvu või midagi sellist reaalsuses. Või kuidas? Okei, just, ja siin on üks see koht, kus ma olen näinud, mina ise seda kunagi läbi ei ole teinud. Pigem oli siis enne, kui ma hakkasin pihta saama sellele, kuidas reaalsus funktsioneerib, et seestpoolt väljapoole, siin ei ole üldse mitte mingisuguseid juhuseid. Te hakkate nägema selliseid sünkroonsuseid pärast tänast, kui te sellele avatud olete, et tegelikult on kõik üks suur sünkroonsus. Ainult see on uskumatu, me ei suuda seda nagu protsessida kogu aeg inimmeelega. Et see, kuhu siis paljud need energiaga reaalsuse loojad või raha loojad jäävad, on, et nad arvavad, et see, et ma nüüd kasvan, on see mull. Aga su iga päev on kirjeldatav, kuidas läbi selle, mida sa teed oma igapäeva elus, kuidas sa hommikust sööd, kellega sa räägid, kellega sa ei räägi, millest sa mõtled, kuidas sa rahaga suhestud, kuidas su suhe iseendaga on väga konkreetsed asjad. Väga konkreetsed asjad, need ei ole abstraktsed üldse ja sellesse abstraktsusse, näiteks ma olen edukas ettevõtja, see on täiesti abstraktne, see võib tähendada seda, et kui sa oled alustaja, võib-olla 1500 eurot kuus on sinu jaoks edu. Täiesti kehtiv, eks? Sest et see, mis on sinu jaoks, see ära tuntud reaalsuse mull ja see on, kui praegu mõtled ümberringi, see on need 360 kraadi, me olemegi mulli sees. Praegu ka, sa oled enda mullis. Siis, jah? Uus mull on siis täiesti põhimõtteliselt siis uus mull on uus versioon sinust endast. Täpselt. Kuni selleni välja, et mitte, et sa pead teadma kõiki detaile, aga see oledki teine sina, sest et sa suhestud asjadega väga teistmoodi, kõigepealt iseendaga ja siis ka kõige muuga, sest kõik on sinu enda väljendus. Ja see tähendab, et su igapäevaelu on teistsugune. Ja siin läheb ebamugavaks, paljud mõtlevad, oot, mida ma pean ennast kehtestama hakkama ja mingid standardid ja asjad. Aga tegelikult neid asju saab teistmoodi seadistada. Et suur osa sellest piiride seadmisest ja enda mingisugust standardite hoidmisest, need on lood ja need pinna peal tunduvad tõesed, aga kui sa lähed ja vaatad seda operatsioonisüsteemi ja vahetad oma operatsioonisüsteemi, ehk kuidas sa üldse raha kui nähtust näed, milline on su suhe reaalsusega. Näiteks kui sa selle teistpidi pöörad, selle asemel, et ma vaatan väljast ja järeldan oma pangakonto põhjal, kui rikas või mitte rikas ma olen, vaid otsustad, et see on mineviku info, eks lased oma senisest mullist lahti ja hakkad ainult sisemist reaalsust kehtivaks pidama, siis sa hakkad nägema, märkama, kuidas
see hakkab päriselt ennast selle järgi ümber korraldama. Ja see ei tähenda, et sa istud nurgas ja üldse mitte midagi ei tee, sellepärast et kas sa praegu ka oma elus, küsimus sulle, elad nii, et sa mitte midagi ei tee? Muidugi mitte, me ikka teeme midagi, aga see tähendab, et sa teed neid asju, mis tulevad sulle impulssidena. See tähendab tegelikult seda, mis on loomulik. Aga meie senisele identiteedile, kes on kas harjunud tegema, mida rohkem tööd, seda parem, või muidu, mida see tähendab, hülgad oma vanemad, paljudel on see, muide seal sees see kood, see on ebaõiglane, võib tulla selline, see on lubamatu, aga teistel ei ole, kuidas minul siis nii kergelt nii palju on, kui keegi tuleb, annab homme sulle 1 miljoni või 10 miljonit, kas sa ütled jah, aitäh, rahulikult, või sul on nagu oot-oot, mis see hind on? Mis siis juhtuma hakkab, sest võib kindel olla, et kui sinu elu kardinaalselt muutub ja väga kiiresti, siis te olete seda paljud kogenud. Mis juhtub teie lähedastega, sõpradega, mis nendega juhtub? Kas kõik on õnnelikud ja kõik on nagu, yes, palju õnne, meil on hea meel su pärast? Tõmbavad tagasi. Kas te teate, mis iganes, ütleme, et kuidas, mis iganes emotsioone, kadedus, ütles keegi siin, tõmbavad tagasi, teil on need kogemused, et kõik ei ole teiega koos samas liikumises. Ja see on väga loomulik, sellepärast, et inimesed on erinevates kohtades, nad ei peagi olema. Aga kui sa lased sellele kui sa ennast selle järgi hakkad kohandama, no kellele see tegelikult head teeb? Sa hakkad tegelikult ennast siis väiksemaks tegema. Seda inimesed teevad, kes nad kardavad seda, et lähedased tunnevad ebamugavust. Ja võid kindel olla, et lähedased tunnevad ebamugavust. Mitte sellepärast, et nad tunnevad ennast väiksemana. See on lihtsalt üks lugu. Vaid mis tegelikult toimub, kui sa mõtled inimestest võib-olla siit edasi rohkem nagu närvisüsteemidest, nagu kõige ilusamal viisil, siis see tähendab lihtsalt seda, et ta tunneb nii, et oot, seni sa olid see inimene ja nüüd sa oled keegi teine, sest sa oledki tegelikult teine versioon endast. Nüüd, kui sa teadvustad, et mis temast toimub, ei ole üldse seotud sinuga tegelikult, vaid ta lihtsalt tunneb see teine inimene, et oota, ma pean ka siis muutuma hakkama, sest mängureeglid on ju teised. Ehk ta tunneb, kui mõtlete muusikast, et väga erinev muusika on toas, teised sagedused. Ja me oleme kui oma olemuselt sagedus, eks, aga see tähendab mitte midagi abstraktset, vaid seda, et sa tunned. Et te tunnete ka seda, kui mõne inimesega on hetkega klikk, sellepärast, et te võngute ühtemoodi, eks. Ja teisega lihtsalt ei ole. Ja see ei tähenda, et üks on õige või vale, see on lihtsalt see, mis on. Nüüd, kui need lähedased on selle peale käivitunud või kuidagi häiritud või tõmbuvad tagasi, siis kui sa mõtled, et see on kõik ja lõpp ja ma pean kinni hoidma sellest, siis see on täpselt see koht, kus su lagi asub. See on üks põhjustest, mis seda lage paigal hoiab. Aga kui sa teadvustad, et kui mina säran, mis see tähendab? See tähendab, et su signaal on puhas. Ma toon teile kohe metafoori, me jõuan küll, mis teeb selle pildi nii klaariks, et sa ei saa tegelikult seda enam kunagi unustada. See on selle asja mõte, sellepärast, et sa ise oled valinud seda niimoodi näha ja see on nii kerge ja lihtne seda mõista, et sul ei ole vaja seda mäletada, see on nagu sügavalt läbi seeditud. Kui su signaal on puhas, siis see tähendab, et sa lähed ruumi ja ruum muutub selle peale. Sellepärast, et selles ei ole vastuolulisust. See tähendab, et sa ei ole ühe jalaga ühes reaalsuses ja teise jalaga teises reaalsuses, vaid sa oled otsustanud, et ma olen nüüd siin. Sa oled ankurdanud ennast rõõmuga, loomulikult, sest et see on sinu kodu. See on tegelikult sagedus, mitte füüsiline koht, kus su kodu on. Ja nüüd, kui sa oled loomulik sina, siis su suhted ja asjad muutuvad vahetuks, aga see tähendab ka seda, et sinu jaoks aeg sisuliselt aeglustub võrreldes teistega ja sa näed väga selgelt, kuidas teised hakkavad nüüd selle peale reageerima, eks? Okei, ja sa lased sellel juhtuda, sellepärast, et mis juhtub? 2 varianti nende inimestega. Nad kas tunnevad, et lainetavad ära ja siis, ma olen inspireeritud, ma tegelikult tahan ka olla see versioon ja siis nad saavad ka olla nende kõige puhtamad versioonid, mis on puhas rõõm ja õnnetunne. Kõige loomulikum viis olla, elada. Seda me tegelikult siin kõik otsimegi, koduteed nii-öelda. Ja teine viis, et nad ei ole nõus vähemalt sel hetkel võib-olla muutuma. Ja siis nii on. Sellega ei ole mitte midagi valesti. Me ei saa kinni hoida kedagi enda elus. Te olete seda kogenud kindlasti. Kinni hoida, siis asjad lähevad väga naljakaks, mitte heaks, mitte loomulikuks, mitte heaks. Ja siis näiteks sõpradega seda sageli juhtub, minul endal on ka seda juhtunud, et need, kes on su parimad sõbrad, sõbrannad, te lihtsalt ei ole mitte millestki järsku enam rääkida. Kui inimesed on nõus seda läbi tegema mõistes, et see toimub mitte ainult sinu heaks, vaid kõigi teiste heaks, siis võib-olla aasta pärast te leiate üksteist täiesti erinevas kohas.
Te olete seda kogenud keegi? Kas olete? Jah, inimesed tulevad ja sa vaatad, sul läheb nii hästi, nüüd mul on nii hea meel su pärast ja nüüd te saate rääkida mingist täiesti teiselt tasandilt. Mitte paremalt ega halvemalt tasandilt, teistsuguselt tasandilt. Okay? Nii et kõik need asjad, siin oli päris mitmeid kohti, mis me puudutasime, et need lage paigal hoidvad asjad on konkreetsed asjad, seal ei ole mitte midagi abstraktset, aga kui sa ainult siis saad sa näha seda selgelt, mille peale sa saad otsustada, et kuule, see nagu üldse ei sobi enam minu praeguse teadlikkusega, olemisega ja otsusega kokku, et ma ei lase sellel jääda siia kehtima. Ainult siis, kui sa seda täiesti kristallselgelt näed, siis see kaotab oma väesu üle. Kuni see on udune, sul on tunne, et sa ei tea miks, aga siin, seal, ebamugav, midagi sa nagu otsid, aga ei saa aru päris täpselt, eks miks ma alati lõpetan samas kohas. See ei ole loogiline, ma tean, et ma olen enamaks võimeline nii-öelda. Ja absoluutselt oledki võimeline teleporteeruma, ehk siis mitte teleporteeruma sellesse uude reaalsusse, see ei asu kuskil tulevikus. See on veel üks asi, mida paljud õpetajad ja mentorid ütlevad teile, et see on sinu tuleviku sina. Tulevikku ei ole olemas, olete kunagi olnud tulevikus? Mitte keegi ei ole, mitte keegi, kui keegi teab, et kuskil on tõestatud, et sa saad tulevikus olla, mind väga huvitaks. Kas sa oled kunagi olnud minevikus? Mitte kunagi. Sellepärast see ajamasinat ka leiutada. No ajamasin on tegelikult, see tuli mulle enne seda tänast siia tulekut ja huvitav, et sinu küsimus praegu selle esile tõi. Et mis tähendab üldse aeg? Kui me praegu teeksime stop-kaadri sellest siin, nii et ükski piksel ei liigu ja sa istud siin sellest stop-kaadrist, nii et mitte midagi ei liigu, siis kas sa tead, palju aega mööda on läinud? Okei, kas te näete, mis toimub? Aega ei ole. Kuidas? Kogu aeg, ja tegelikult ei ole see hetk, vaid see igavik, mida mõeldakse ajana, see tähendab lihtsalt seda, et kõik mullid, kõik reaalsused, mida iganes sa valida tahad elada, kes elab Šveitsis, kes elab Londonisse kolinud, kes elab troopikas, kui sa otsustad seda täie selgusega, et see on sinu uus reaalsus ja ei käi edasi-tagasi nende kahe reaalsuse vahel, sellepärast, et see teine on tuttav ja sa pead ikka sealt ka kinni hoidma, see ju ei toimi. Jõuame teise metafoorini. Siis sa oled nüüd selles ja sa ei vaata välist infot kui vastukäivat, vaid see on alati sinu mineviku signaali nagu telekapilt. Sa ju ei mõtle, et sa pead, et eile ma vaatasin seda filmi, aga sellepärast jookseb ikka veel siin, et ma vajutasin nuppu play, mängi ja ma näen teleka ekraani peal on ikka veel see, sa ei hakka ju seda pulti otsima, et ma pean seda muutma, mis ma eile tegin. Sa ei saa seda muuta. Ehk siis sa olid eelnevas positsioonis ja nüüd, kui sa positsiooni vahetad, siis sellest tuleb ajataju. Sest kui mitte midagi ei muutu, siis ei ole aega olemas. Ehk ruumis liikumisest. Nüüd see, et see asi, sinu valitud reaalsus ei asu mitte tulevikus, on äärmiselt oluline, sellepärast, et kui sa seda mõistad päriselt, siis sa ei hakka ootama midagi väljast poolt, vaid sa naudid see sina olemist ja selles reaalsuses olemist, mille sa just enda jaoks valisid praegu. Ja inimesed sageli mõtlevad, aga ma ei tea, kuidas ütlevad, ma ei tea, kuidas see minu miljonär, ma ei tule see sõnagi välja, miljonär mina või rikas mina mõtleb, ma ei tea, kuidas ta mõtleb, kuidas rikkad mõtlevad, näiteks küsivad sellistesse, kuidas nad siis mõtlevad, ma ütleks, esimene asi on, ma loodan, et mu mikker paigast ära ei läinud, esimene asi on see, et lõpeta selle lause ütlemine niimoodi endale, sest et sõnad on koodid, sa programmeerid ennast iga lausega või siis vähemalt saad näha läbi lausete, mis programm sind jooksutab. Selle asemel, et öelda, kuidas nad rikkad siis mõtlevad, küsi nii, et kuidas mina rikas mõtlen? Kas midagi muutus? Okei, sa hakkad uurima ennast, mitte et mina ei ole ja nemad on. Sest see, kuidas tema rikas mõtleb, ei ole üldse sarnane sellega, kuidas sina rikas mõtled. Ja kui sa ei mõtle endast kui rikkast, siis kuidas saab olla sul rohkem raha? Kuidas? Jah, see ei ole isegi nagu puudusteadvus, see on natuke, see jääb ka võib-olla abstraktseks, on ju, et see ei tähenda, et midagi puudu on, et see on tõsi teatud tasandil. Aga kui me lähme sügavamale, see tähendab lihtsalt, et senine see vana operatsioonisüsteem, see on see, mis protsessib infot. Ja siis sa näed kõike läbi selle. See loogika on selline, eks. Kui raha number kontol väheneb, siis ma pean tundma stressi, hirmu. Aga tegelik muutus toimub teistpidi. Ja ma olen ise seda samamoodi läbi teinud, te olete tegelikult ka kindlasti paljud, et kui sa
hakkad lähenema kõigele niimoodi, et mitte see, mis toimub, ei ole oluline ja mis toimub, on siis see, mida sa reaalsuses näed oma 5 meelega, ütleme see rahanumbri muutumine, vaid sinu olek ja see positsioon, selle all palju olulisem, mitte emotsioon ja high vibe, vaid sinu positsioon teadvuses on see, mis määrab kõik. Ehk millisesse reaalsusse ja iseendasse sa oled ennast ankurdanud. Niimoodi loomulikult, mitte kuidagi jõuga sealt kinni hoides, sest kui sa kord ankru oled maha pannud, siis sul ei ole vaja midagi teha selleks, et sinna jääda rohkem, on ju. Kes purjetab, see teab. Ja sa oled seda teinud, siis kus me nüüd jõudsime? Purjetamine, mul läks täitsa kohe nagu kuskile minema mõtta, et kas midagi on teha vaja. Nii, üks hetk. Kui sa nii ütled, siis ei pruugi üldse tulla, lähme kohe kalibreerimist tegema. Vaatame. Mul mõte katkes ära, lähme siis mingi teise kohaga edasi. Puudusteadvusest mainisid, et see oli pinna peal, et kui sa seda struktuuri mõtled, et see on senine operatsioonisüsteem ja nüüd see uus operatsioonisüsteem mõtleb näiteks sellest, kui kontol su raha väheneb. Mõelge korraks sellest, inimesed, kellel on miljonid, 10 miljonid, kelle jaoks on normaalne ja loomulik, et raha liigub kogu aeg. Nad ei hoia rahast kinni, kui nad on vähegi teadlikud, eks ole, üldiselt teatud rikkuse tasandil ei ole võimalik üldse jõuda ilma mingisuguse teadlikkuseta. Sellepärast, et ta ei oleks võimeline seda laskma enda väljast läbi käima, seda raha. Ja see tähendab, et kui raha liigub, siis ta keha ei lähe selle peale pingesse. Sa kasutad raha vabalt. Kui sa tead, et see nähtav raha ei ole sinu kogu raha, vaid see nähtamatu raha on sinu kogu raha, siis mille pärast su muretseda on vaja? Ja see on konkreetne näide minu enda elust, saate endaga siin kohe tunnetada, kas sa oled samasuguses, mitte samas, täpselt samas kohas olnud, aga sarnases olekus, et mäletan seda, kui, ma ei tea, see oli veel hea päev, kui oli mingil ajal kontol 200 eurot, see oli siis aastaid tagasi enne seda, mis ma praegu teen ja mis ma avastanud olen, ei olnud veel otsustanud muutust luua, ei olnud otsustanud veel, et mul on siiamaale sellest senisest elust, sest alles siis, kui siiamaale saab päriselt, siis inimesed teevad muutuse läbi, kui neil on kõrini sellest kannatamisest ja stressist. Aga mäletan konkreetset näidet 200 euroga, et 200 eurot oli kontol, ei teadnud, kust juurde tuleb, eks pere ja kõik ja nagu kuidas siis edasi saab ja stress ja nutmine kord kuus ja mingid kõik need asjad käisid asja juurde, sellepärast, et kuidas ma ikka veel siin olen ja see lugu, mida inimesed endale räägivad, see on üks esimene lugu, mille sa saad ära tühistada, ma arvan, et me jõuame sellest ka veel täna rääkida, kui oluline see on ja kui vabaks ja võimsaks see sind teeb. Ja siis kerin edasi kas 7 kuud midagi laadset pärast seda, kui ma olin alustanud selle ettevõtmisega, mis mul praegu on. Sama seis oli, kontol oli, ma maksin ära mingi retriidi eest, kuhu ma otsustasin minna, 7000 eurot, silm ka ei pilkunud, mul oli kontol, ostsin lennukipiletid ka, 800 eurot, 200 euri järgi, kuskilt ei teadnud, kas juurde tuleb ja ma olin täielikus rahus. Mis muutus? Oskate öelda? Mina muutusin, eks. Mitte ainult olek ja, aga olek on selle, see jääb natuke ebamääraseks paljudele, eks. Identiteet ja see positsioon, kui te lähete identiteedist veel sügavamale, siis millisesse reaalsusse ma olin ennast valinud, et ma olen. Ja järelikult ma teadsin, sellest kohast sa protsessid, su operatsioonisüsteem toimib teistmoodi. Sa tead, et raha tuleb alati juurde. Sa pead mõtlema sellest, kust ta tuleb. Ja tuligi kogu aeg rohkem, uhjaga. Ja see ei tähenda seda, et sa ei tee mitte midagi tagasi selle juurde, aga sa teed neid asju, mis ei ole välja mõeldud. Oota, kus ma jõuan? Ma olen praegu A-s, on ju, siin ei ole punkt A ja tahan punkt B-sse jõuda. Kuidas ma jõuan sinna, kui ma seda teeksin ja mõtleksin selle asja, siis ma jõuan sinna. Kas sa mõtleksid niimoodi, kui sa oled siia punkti juba jõudnud, et kuidas ma siia jõuan? Ei mõtle ju, sa naudid olemist siin, sa naudid oma elu, sa mõtled sellest kohast väljapoole. Nüüd sa mõtled, aga mis ma oma rahaga teha tahan? Kui palju te sellest mõtlete, kui teil on 10 korda rohkem raha, mis te tahate oma rahaga teha? Nagu ma mõtlen reaalselt. Vahest ikka. Ja see tähendabki seda, nüüd jõuame selleni, vahest ikka tähendab seda, mida inimesed teevad. Oletame, et te teate kogu seda värki nüüd, sest te teate ju, et sa saad aru, et okei, ma olen lihtsalt jäänud sellesse positsiooni, ma olen lihtsalt jäänud sellesse positsioonist, ma isegi ei teadnud, et ma saan valida mingi teise positsiooni. Ja siis, nüüd kui sa seda tead,
siis kui ei ole neid lagesid tühistatud, siis sa teed seda niimoodi vahest. Hommikul 5 minutit ärgates, tagasi siia, vahest, ma olen vahest rikas. Ja mis valitsema jääb? Väga lihtne näide, mille peale see maandub, kui sa lased sellel ja miks sa peaks laskma maanduda päriselt, on see, kui sa mõtled endast nagu saatjast, mis saadab välja kogu aeg signaali. Olete kuulnud väljendit segased signaalid? Kasutatakse romantikas tihti, eks? Inimesed üksteisele, kes meeldivad, ei meeldi, mis ma ei saa aru, segased signaalid on, ei ole. Kui sa oled selles kohas, kus sa vahest mõtled, see on väga konkreetne asi, siis sa saadad segast signaali. Reaalsus, tal ei ole oma tahet. Sina oled ainuke valitseja enda elus, aga kas sa teadvustad selle täielikult, et sina valid. Sa valid niimoodi, et sa tunned seda iga ihurakuga, mitte nagu ma kamandan oma reaalsust, mitte sellest olekust või et sina käsid teisi inimesi. Ei, sa valitsed oma sisemist reaalsust täielikult. Ja see on armastav ja sügav ja imeline tunne, kui sa saad aru, et see on sinu valik. Ja see on ka sinu valik olnud, et sa oled siia jäänud seni, keegi ei ole seda sulle teinud, kuigi sulle vahest tundub, et teised sundisid sind ja sulle ei lastud valida ja siis ma ei saanud seda teha, aga sa ütlesid jaa, sina ise tegid selle otsuse siia jääda. Ja nüüd, esimene asi, kohe jõuame signaalini tagasi, aga ma tahan selle koha teile välja tuua, mida mina ka tegin ja see on kindlasti ebamugav, kui sul on seal hinnanguid endale, mingi piirini see on tavaliselt ebamugav, ma vist ei ole kohanud kedagi, kelle jaoks see ei ole ebamugav olnud, et sa tunnistad endale, mis on su sisekõne enda kohta, sellepärast, et sa ikka veel oled siin, kus sa oled, näiteks me räägime rahast, eks ole, konkreetselt siin. Ja tavaliselt inimesed on nagu, et ja ma tean küll, ma umbes peaksin olema, aga niipea, kui sa lased ikka väga ausaks lähed sellega, siis tulevad sellised sõnad sageli välja, mida sa ei teadnud, et sa enda kohta mõtled. Kas te olete keegi käinud selles kohas? Ei, mitte keegi. Aha, okei. Ja kas nüüd on plats puhas? Veel ei ole päris. Mis sa siis ootad? Ma ei oota. Okei, ma tahan öelda seda, et seal ei ole vaja käia mitu korda. Et jälle väga hea, et sa ütlesid, eks ole, teised kohe tajuvad seda ka, et kui sa oled põhjalik, kui see päriselt see on sulle oluline, mismoodi sa oma elu elad, ja sa võid korraks mängida, kui sa nüüd lähed elu lõppu ja vaatad tagasi, kas see on tegelikult okei, et sa lasid nagu veel mõned kuud ja siis mõtlesid, ma teen järgmine kord natuke jälle ja siis natuke jälge, selle asemel, et kui sa istud maha ja teed seda ühe korra põhjalikult nii kaua, kuni sa oled täielikus rahus sellega, et sa oled siiamaale siin, kus sa oled, raha osas näiteks. Ja kui sa tunned päriselt rahu, sa tead, kui sa tunned päriselt rahu. Kui sul ei ole ühtegi hinnangut, vaid sa saad aru, et ahah, ma tegin, mida ma tegin, sest mu teadlikkus oli selline, nagu see oli. See ei olnud, see ei ole põhjus, et endale hinnanguid panna. Rahu tähendab, et sul ei ole endale hinnanguid. Sa lihtsalt mõistad, et see on senine mina. Väga hea, nüüd ma saan valida teisiti. Ja sul on 0 negatiivset emotsiooni selle koha peal. Ja see ei ole eufooriline tunne, vaid see on sügav rahu sinus. Ja siis sa oled neutraalne selle praeguse mulli suhtes. Ja alles siis, kui sa oled neutraalne praeguse mulli suhtes, mis iganes need numbrid on, ehk sa otsustad, et sa oled õnnelik vaatamata sellele, sellest hoolimata, ka siis, kui see jääb samaks. Sest kui see nagunii, ütleme, et see ei muutu. Kas on mõtet olla stressis? Ei, aga see on sügavam. Mitte lihtsalt, et ma olen õnnelik ja las see jääbki samaks. Vaid et sa tegelikult ütled, et vahet ei ole, see on mu elu seni, aga see ei tähenda, et sa peab selleks jääma. Ja see on konkreetne otsus. Ja siis oled sa positsiooni vahetanud, kui sa otsustad nüüd, et nüüd ma olen siin. Ja siis on see konkreetne, kui sul olen edukas, ma ei tea, inimesena, rahaliselt, ettevõtjana, siis see ei saa jääda ainult selleks, et edukas ettevõtja. Rahanumbritega mängimine on sellepärast hea, et sa hakkad küsima, aga milline mu elu näeb sellel tasandil välja. Ja mina näiteks sain alguses aru, kui mul esimene mingi muutuse koht õppisin ka, et vali konkreetne rahanumber, et teeme seda siis niimoodi, on, ma ei tea, mis ma tahtsin, 3000 eurot kuus, praegu nii naljakas mõelda, ja mitte midagi ei muutunud. Ma tahtsin lihtsalt tegelikult seda, kui ma olin ettevõtja olnud juba pikemat aega, ehk siis mingit kindlat sissetulekut ei olnud, see tegelikult tuli mu senisest kaitsesüsteemist, mis ütles, et kui ma saan turvalisuse, stabiilsuse, ma tahan lihtsalt stabiilne oleks. Aga kuna stabiilsus ei tule sinu, ütleme, päris minalt, vaid see tuleb sellest süsteemist, mis ütleb sulle, et kui see on turvaline, siis hakkad pärast seda vaatama neid asju, mis rõõmu jaoks on.
siis see tegelikult ei tee mitte midagi, sest rõõmus on sinu päris energia, see, kus on kõik asjad liiguvad, see on su loomulik olek. Ja kuni sa mõtled, et noh, parem ma saaks vähemalt hakkama, siis selles ei ole päris elu, olete tundnud? Okei. Nii et sa võid sellega nüüd nagu selle hakkama saamiste põhimõtteliselt prügivasti panna, sest sa oled ju suurepäraselt hakkama saanud, kui sa siin täna oled, eks see on nagu meisterlikult, kõik inimesed oskavad hakkama saada, muidu nad ei oleks elus. Ja nüüd, kui sa oled sellega identiteediga see super hakkama saaja, ellujääja rahu teinud, vahet ei ole, kui sa nimetasid ennast nii, siis saad sa valida, minul oli siis äratundmine, et oot, aga selle 3000-ga ju ma elus ei muutu mitte midagi. See tähendaks, et ma peaks kogu aeg tööd tegema, noh, oma ettevõttes, aga mis on siis välja müüdud kalender, nii-öelda ma tegin, siis alustasin teraapiaseanssidega üks ühele. Ja mul ei ole aega ei oma pere, iseenda ega puhkamise jaoks, ega mingi enda arendamiseks ja lugemiseks, mida ma tohutult tahtsin teha ja rohkem. Ja siis mõtlesin, okei, aga see ei muuda mitte midagi. Ja siis ma leidsin oma esimese rõõmunumbri 10 000 kuus ja absoluutselt kohe oli, okei. See tähendab, et mul reaalselt elu muutub. Nüüd ma saan võtta mingid kuud vabaks ja ma puhkan ja reisin ja reisiraha on. Ja niipea, kui ma olin seda otsustanud, asjad hakkasid toimuma. Päriselt, kohe. Sellepärast, et ma tegin konkreetse otsuse. Selle siia. Ja sa ei lähe tagasi enam sinna, aga inimesed tavaliselt mõtlevad, ei, ikkagi nagu, ei, ma tahan ikka see olla. Ja siis vahest ma olen see. Ja mismoodi see välja näeb? See tähendab seda, et sa oled saatja. Ja nüüd su signaal, mida sa välja saadad, mille peale, mis renderdub reaalsuses. Mida sa näed oma reaalsuses, on lihtsalt sinu välja saadetud signaali sisuliselt tagasipeegeldus. Tundub loogiline. Olete näinud seda? Mõte järsku tuleb. Kindlasti olete näinud neid kohti. Okay? Nüüd enamasti inimesed ei teadvusta, et nad saadavad ise kogu aeg seda signaali välja. Aga miks keegi mind ei austa? Aga miks lapsed kogu aeg mu sõna ei kuula? Aga miks? Eks, sest nad vaatavad seda, mis nad on ennem välja saatnud ja siis püüavad seda muuta. Selle asemel, et kogu tähelepanu siia ja ma ise valin, ma saadan välja teist signaali. Kui sa saadad kogu aeg erinevaid signaale välja, kuidas see välja näeb? Teleka pilt nagu, ütleme, et siin on väike viivitus. Mängime, et siin on viivitus. Saadad oma seda, kuidas me seda nimetaksime siis? Reaalsus A, signaali, tuleb üks film. Nii, ja aga ma tegin 10 minutit visualiseerimist, ma mõtlesin endast rikkana ja mida ma teeks oma rahaga. Ja enne kui jõuab midagi muutuma hakata, sest need ümberkorraldus toimub mitte sinu silmade all alati, see toimub, ütleme, nähtamatus plaanis. Kes kvantmehaanikat mõistab, see teab, et ei liigu mitte osake, vaid ta on vahepeal nähtamatu, ilmub teises kohas teistsugusena välja. Okay? Ja see tähendab, et kannatamatust seda ei saa olla. Sellepärast, et see tähendab, et sa oled tagasi läinud ootama, et reaalsus muutuks selle asemel, et ma olen ikkagi õnnelik. Ma olen päriselt praegu olevikus õnnelik, sest ma tean, kes ma olen. Ja ma tean, mis on minu kehtiv reaalsus. Ja ma saan valida olla õnnelik vaatamata sellele, mis on rahanumber mu kontol. Ja siis maagiliselt, kuigi see ei ole tegelikult mingi maagia, aga võime nii nimetada, hakkavad asjad muutuma. Kas te olete märganud, et kui te lahti lasete ja lõpetate püüdmise jõuda kuskile, siis midagi hakkas muutuma? Olete? Okei. Ja nüüd mõelge sellest, et te saate seda teha absoluutselt kõigega, aga see tähendab, et sa päriselt lõpetad selle püüdmise jõuda kuskile, sellepärast, et kui sa oled punktis A ja püüad jõuda punkti B, siis loomulikult punktis B sind ei ole, sest et sa oled see, kes on punktis A. Okei, nüüd sa tahad olla punktis B või selles reaalsuses, kui sa oled siin kohal, kas sa püüad kuskile jõuda veel? No see on täiesti totter. See on umbes nagu, et ma tean, et mu nimi on Eeva, aga mul on vaja väljastpoolt kinnitust, muidu ma ei tea, kes ma olen. Aga seda inimesed teevad. Nad ootavad tõestust sellele, enne ma ei usu. Enne ma olen ikka siin. Ja ma olen nõus siis sinna minema, kui mulle näidatakse, et päriselt nii on. Ja siis nad tantsivad niimoodi ja loomulikult jääb kehtima see, mis on sinu domineeriv signaal. Nüüd, ma mõtlen, see sõna reklaami on naljakas, kui see praegu tuleb siia, aga see tunne, mis sul on, kui su signaal on mürast puhastatud, sest see tegelikult on müra. See on nagu, sa tunned, et see nagu ei ole päriselt sina, aga sa millegi pärast räägid ikka veel neid sõnu või et sa saatsid välja signaali, mitte nagu teadlikult, aga sa oled otsustanud, et sa oled nüüd see, kes näiteks küsib oma klientide käest raha ette. Absoluutselt, sellepärast, et muidu mida inimesed teevad. Ma tegelikult ei saagi tulla, mul ei olegi täna raha ja siis ma ise tegin ka selle läbi. Ja siis sa käid neil järgi ja küsid ja nii edasi, okei?
ja paljudel on nagu esimene mõte siis, et ma olen otsustanud, et ma olen nüüd rikas, ma väärtustan oma aega, mis iganes see lugu seal on, see on loomulik minu jaoks, sa said puhta impulsi, et sa töötad inimestega nii, et maksavad raha ette, näiteks kui sa töötad inimestega, on väga lihtne või kuidagi teistmoodi ka. Inimestega töötades on väga konkreetne. Ja siis tuleb keegi ja ütleb, et aga kas sa saaksid teha erandi, sest mul ei ole täna kohe, ma maksan hiljem. Ja mida inimesed sageli teevad? Tagasi sinna, sest et see üks kord ei ole oluline. Mis juhtub? Asi ei ole selles, mis toimub, vaid selles, mis signaali sa välja saadad. Sa saatsid just välja signaali, et tegelikult ei ole sulle su valitud positsioon, ei ole sinu tõene positsioon. Sellepärast tavaliselt on seal mingi lugu. Sa hakkad reguleerima teiste inimeste närvisüsteemi. Aga tal on ebamugav või? Äkki ta siis ei tule? Äkki ma siis ei saa raha? Äkki ta räägib teistele ka, et ma olen mingisugune ainult raha peal väljas? Inimestel käivituvad igasugused lood selle asemel, et vaadata sügavamale, et mida mul on vaja kaitsta. Seal on alati mingi süsteemi kaitse. Ja kui sul enam midagi kaitsta ei ole vaja, siis on su signaal puhas. Ja sa tunned ennast kodus. Kas te tunnete, et tahate oma signaali puhtaks teha? See on see, kes sa tegelikult oled kogu aeg olnud ja kui sul ei oleks kunagi öeldud, et raha on piiratud, siis sa ei oskaks niimoodi mõelda. Olete mõelnud? Me oleme need loomulikult saanud oma ümbritsevast keskkonnast ja see ei ole olnud mingi pahatahtlik, vaid see on see, kuidas meil siin see mäng käib ja kuidas kõik on alguses omaks võtnud väljastpoolt identiteedid. Keegi ütles sulle kunagi, et sa ei oska üldse hästi rääkida või mis sa laulad nii valjusti või miks sa kulutad raha kommide peale, et osta midagi mõistlikku. Ja see võis olla see kord, kui sa salvestasid oma süsteemi. Tundub totter, eks, aga võib-olla oli kellegi äratundmine. Ja sel hetkel sa võisid teha otsuse, et raha ei ole rõõmu jaoks. Ja sa võid olla 50-ndates, 30-ndates, ma ei tea, mis ealine ettevõtte juht. Ja sa ikka teed otsuseid, kandes endas seda positsiooni ja seda koodi, et kõik peab olema väga tõsine ja konkreetne rõõmu jaoks küll mitte. Kas see tegelikult läheb kokku sellega, kes sa tunned, et on loomulik olla? Raha on rõõmu jaoks. See ei tähenda selle põletamist niimoodi, et ma üldse midagi ei investeeri või midagi. Aga kui sa ei tunne rahaga seoses rõõmu, siis see on esimene koht, kuhu vaadata. Sest seal on mingid lood, mis ei ole üldse seotud rahaga. Sa oled kuskilt need omaks võtnud ja sa võid järelikult need tagasi anda, sest need ei ole sinu omad. Ära võtta teiste asju endale. Kas küsimusi on? Täielik vaikus. Jaa, muidugi. Ja siis me teeme ühe kalibreerimise ka, kui te selleks valmis olete. Olete muidugi. Et kas see vana reaalsuse mitte vastuvõtmine, mitte lubamine, selle indikaatoriks ongi emotsioonid, mis tulevad üles selle praeguse olukorraga. Jah. Emotsioonid on justkui nagu hea kompas sama märku, et sa hoiad veel kinni millestki, mis on sinu praegu reaalsus. Ja sa hoiad sellest kinni sellepärast, et sul on mingi lugu seoses endaga, on ju. Kui see oleks mingi, ma ei tea, mingi Austraalia mehe reaalsus, sul ei läheks üldse korda, on nii? Ehk siis mida see sinu kohta tähendab? Alati on see miski, mis ütleb, et aga see tähendab, et ma ei tea, ma olen täielik luuser või mul näiteks oli selline lause, mis asi see on. Aga nagu enne, kui sa seda ei näe, siis see valitseb su üle. Ja niipea, kui sa näed seda, mõtled, et see on täiesti totter. See on täiesti absurdne ju. Lihtsalt mingi mõte, see pole isegi nagu kehtiv enam. Ja niipea, kui sa seda näed, algus on võib-olla pisarad ja on ju, aga pärast seda on rahu majas. Ja seda... enamus inimesi saavad sellega väga suure osa juba puhastatud oma signaalis. Siis sa oled vaba valima, mitte ennem. Ja näha neid programme, oma kogemust ongi see, et olukorraga tuleb emotsioon üles ja kui ma vaatan, miks ma tunnen nii ennast, mida ma pean näiteks uskuma, et ma tunneks ennast nii, siis kohe tulebki see programm nähtavale. Just, jah. Et sa vaatad ju alati sissepoole, eks? Mitte, et miks see jälle siin on, ma ei taha seda, ma ju ometi olen otsustanud, et seda ei ole. Mida ma pean enda kohta uskuma sellist tõeks pidama, et ma saan niimoodi tunda? Sellest, et emotsioon ei asu vaakumis. Aga alguses, kui te seda alles alustate, siis see võib olla niimoodi, et neid tuleb kuhjaga.
ja ma tean inimesi, kes hästi tugevalt, mehed ka, siin pole mingit vahet, kes näiteks mingis grupiprogrammi on tulnud ja siis hakkavad need emotsioonide puhastamisi, mida kehasse on salvestunud aastakümneid, puhastama, siis on seal nii, et no mingid tunnid järjest haigutavad ja vabastavad ja kõik mingid kehad värisevad ja see kõik on okei, et igalühel toimub see täiesti individuaalselt, erinevalt, vahet pole, sest lõpus sa tunned sellist kergendust ja vabanemist ja loomulikku olekut, sa hakkad tundma, et mis see on päris mina või? Okei, nii. Lihtsalt 2 aastat tagasi käisin esimest korda teie kursel ja 2 aastat ma olen igapäevaselt papud ja krooksud omastelt. Ahah, okei. 2 aastat. Ehk siis kogu aeg nagu nii, kui ma tunnen mingi emotsioon üles, teadvustan, mis on see tagalev programm, keha kohe jälle vabastab seda. No, seal on nüüd üks kaalkoht, et ma vaataks sealt siis sügavamale, kui ma sina oleksin veel, et kas sa oled selle identiteedi võib-olla endale omaks võtnud, et sa oled siis see lõputu puhastaja. Jaa, see on ka võimalik. Eks sellepärast, et need vahepeatused saavad ka kalliks inimestele, aga tegelikult ei ole sul ju, kas sa tahad, ütleme järgmised, ma ei tea, 90-50 aastat puhastada oma emotsioone või tahad sa pigem elu nautida? Elu nautida. Okei, ka see on otsus. Eks? Sest ka see on see, et ma pean lõputult puhastama, inimesed jäävad sinna vahel kinni. Tegelikult, kui sa oled selle esimese posu sealt eest ära saanud, teed selle reaalsusega rahu, siis ütleme nii, et need programmid on alati saadaval, kui sa oma tähelepanu nendele viid. Selle asemel, kui sa teadvustad, et aga see ei ole enam mina. Jaa, see fookusega enda programmidele keskendunedega ma loongi juurde. Mis see ütleb? Kui ma keskendun programmide otsimisele, ma seda ju loongi oma reaalsema fookusega. Ja sa oled valinud, et tulge aga, ma olen siin, ma tahan puhastada, mulle nii meeldib see, ma olen otsustanud, et ma olen see puhastaja. Aga võib-olla sa saad nüüd jätta selle koha tühjaks või keegi teine tahab seal olla. Ja siis... jah, sellepärast, et inimesed liiguvad, et keegi teine, et sa valid lihtsalt nagu olla see teine veedil kookenis, teisel positsioonil, et ega tühjaks ja keegi teine saab seda mängu mängida, kes veel ei ole kogenud seda. Et 2 aastat selleks ei pea minema 2 aastat. See on... Kas te näete, kuidas süsteem kaitseb ennast? Sellepärast, et inimesed, ma näen seda eriti, kui kiiresti on varmud on mehed ütlema, et ma olen ise näinud oma kogemusest, et see mulle kasulik. Yes, okei, kui sa tahad, hoia seda endale ja seda ma ütlen üldiselt nüüd, eks ole, ja see ei tähenda, et ainult meestel on niimoodi. Võib-olla mehed ütlevad nagu otseäärmalt välja, et naised on pigem vaiksed selle kohaga. Aga see süsteem kaitseb ennast nii, et ta räägib negatiivse positiivseks, olge tähelepanelikud selle koha peal. Kui see ei ole selline tunne, et okei, ma saan vabalt valida, mina uuriks, et kas see ikka on see kõige suurem rõõm. Või on see rõõm, mis ütleb, et ma lähen ja tegelen sellega, sellepärast, et siis ma ei pea tegelema sellega, et äkki ma ei teagi, mis mu suurem rõõm on või midagi laadset. Nii, veel küsimusi? Üks küsimus veel. Jaa? Et siis erandi tegemise puhul, et oli see raha näide. Jaa. Kas see tähendab, et põhimõtteliselt mitte ühtegi nagu erandit ei tee? Ütleme niimoodi, et kui mul on vend õde, mis iganes tuleb ja soovib ka mingisugust teenust saada, ma tean, see keegi inimene, keda ma saan usaldada näiteks. Ta ütleb, et ma toon homme raha näiteks. Et kas nende reaalsustega, ma saan aru, et see on nagu, et sa pead jääma ankurduma enda nii-öelda enesesse ja pead kindlaks jääma oma versioonile, aga kas on ka võimalik, et näiteks see näide just, et ma just nii kinni praegu. No ma sain aru, mis sa küsisid, tahad sa veel jätkata või? Jah, see on väga hea küsimus. Ja muidugi on siin nüansse, millesse me täna ei jõua minna ja need tulevad esile niimoodi, kuidas nüüd siis. See, kui ma ütlen, et on loomulik, mis on tõene, eks ole, et su signaal on puhas, kui sa oled ankurdanud endast sellesse sinu valitud positsiooni, sest et see on lihtsalt see koht, mille sa oled ära tundnud. Mitte sellepärast, et sa oled väljast kuulnud, et nii käib või et see on hea koht, kus olla. Vaid see on selline koht, kus sulle väga meeldib olla. Siis see ei tähenda seda, et me loome tegelikult mingisuguse mustri. See näide, mis ma tõin, oli nagu suvaline näide selles mõttes või mingisuguse nagu mudeli, millesse me nüüd kramplikult klammerdume, vaid
olles see, kes sa oled nüüd, eks nüüd oled, selles uues identiteedis, uuel positsioonil, sa loed seda käesolevat olukorda. Ja kui sul ei ole müra sinu signaalis ja neid lugusid, mida saab alati sealt eemaldada, eks ole, algus tuleb see, või äkki ma peaks seda või teist, lõpus, kui tuleb vaikus ja seal on ilma põhjenduseta, siis sul on äratundmine, mis on praegu tõene. Kui seal ei ole põhjendusi, siis on see selge. Ja võib-olla tõesti, et sinu selles konkreetses näites, kui see on päris näide, eks muidu ei ole mõtet siuksed asju üldse nagu punudagi kuskile, siis sa tunned ära, et on loomulik teha nii. Ma ütlen talle jaa, et see ei ole siis nagu erandi tegemine, sest muidu meil oleks see mudel ja siis me teeme erandi, see oleks kohe nagu mingi siuke lekke moodi asi on ju, et ma teen erandi, sest vot eritingimused, mul on vaja teda aidata või ta. Või siis, kui sa tunned ära, mis on loomulik ja see loomulik võib olla näiteks see, et noh, kui ta toob homme raha, siis te võite ju teha selle kohtumise homme. Kas see ei või nii lihtne olla? Aga tavaliselt seda, kui lihtne miski on, sa ei näe, kui on lugu aktiivne. Sellepärast, et lugu räägib, miks tuleks teha asju niimoodi. Tuleks, peaks, võib olla ja nii edasi, need on kõik lood. Ja kui sul ei ole ühtegi selgitust, kommunikatsioon või suhtlus jääb väga, ma ei ütleks lakooniliseks, vaid nii puhtaks, et sul ei ole vaja neid emotsionaalseid pehmendusi ja käehoidmisi ja neid asju teha, sest inimesed tunnevad siin sinu ruumis olles lihtsalt loomulikult nii turvaliselt, sellepärast, et sul ei ole neile hinnanguid. Sest sa loed lihtsalt, mis on tõene. See ei ole seotud enam nagu sinuga, sest sinu positsioon on paigal, sul ei ole vaja kaitsta oma standardeid, ma kaitsen oma standardit ja siis mu standard libiseb, vaid sa tunned, mis on praegu tõene reaalsuses. See on praegu tõene, eks. Ja siis sa tead, näiteks hind on see, jah, või sul on vaja hoopis 3 seanssi on ju, selleks, et sinu soovitud muutus saaks toimuda. Et ei ole lukus asju ja nii on väga loomulik. Kas sa said vastuse? Aitäh. Jaa. Vikker on ka kuskil. Mul on järgmine küsimus siin. Kus? Ahah, nii, jaa. Mida sa ütleksid tuimuse kohta sellise koha pealt, et raha toetab, mitte ülemäära ja naudingut ja nagu oma rõõmu saab järgida, aga mitte ülemäära. Aga nüüd on nagu see koht, et on nii tuimus, et ei tahagi, et las siis olla nii või et ma ei taha pingutada kaugemale. Et praegu vastan iseenda küsimusele, et äkki see kuidagi kõik on pingutus mu jaoks ja ma ei leia seda, mis on voolavus, aga mis on nagu see tuimus või see kuidagi blokaad? No need on 2 erinevat asja, ma juba vastan sulle, sa ise kuulsid ka juba, et inimesed sageli, mõnikord päriselt on tõsi see, et see kaitsesüsteem tekitab sellise nagu tuimestuse. Et ma ei tahagi natuke nagu vastupanu või trots, et las siis jääda ja ma ei kavatsegi ja ma pean nii palju vaeva nägema, las siis olla, ma olen rahul sellega, mis mul on ja vahet ei ole. See on pigem siis see, mida nimetatakse nagu allaandmiseks. Et kas see on tegelikult tõene, ikka enda seest tuleb küsida, et sa päriselt oled et see elu on sinu jaoks loomulik või oled sa lihtsalt selles kohas, kus sa ei tea, mis see flow asi sul on, eks? Sest et seda tõlgendatakse ka tuimuseks, kus sa oled lihtsalt teadmatuses, sul ei ole teadmist, mis sa järgmiseks teed. Ja ma olen oma viimase 5 või nüüd varsti juba 6 aasta jooksul ka mitmeid kordi seda läbi teinud, kuni selleni välja, et ma olen oma ettevõtte või brändi nime muutnud, pannud kõik eelnevad kursused kinni ja ma ei ole mitte teades, mis ma järgmiseks teen, vaid on ära tundmine, et see asi on lõpetatud, see ei ole enam minu jaoks tõene. Kõik. Ja ma ei tea, mis ma edasi teen. Ja inimesed arvavad, et see on kuidagi nagu plaan või strateegia, et kõik voolab. Aga just siis, kui ma olen olnud teadmatuses ka tähtajatult ja siis tuleb välja, et see on 2 kuud, siis ühel hetkel sa lihtsalt tead ja nii kaua sa siis oled teadmatuses. Ja see ei ole tuimus. See, et inimesed ütlevad, aga ma ei taha midagi, et mul ei ole miski asi ei tekita minu elevust. No siis vaatad mesilasi, ma ei tea, mida keegi armastab teha. Täpselt, vaatad, kuidas rohi kasvab, see ei ole üldse nagu mingi nali, sa lihtsalt oled ja siis tulevad pinnale need lood, et kaua sa siin oled niimoodi ja kuule, niimoodi ikka ei saa elada ja vaata, teised teevad asju ja siis sa jääd maha ja kui sa tähtajatult päriselt oled, äkki oled siin talveni. Ja ma olin reaalselt üksinda meie suvilas ja sest mul oli see teadmine, et mul on vaja seda teha ja see ei olnud mingi kannatus, vaid selline totaalne operatsioonisüsteemi vahetus. Ma sain aru, et no ma teen ainult seda, mitte, et ma teeks midagi vahepeal ka raha pärast, vaid
ma teen ainult seda, mis on päriselt, et mul on teadmine, vot seda ma tahan nüüd teha. Vahet ei ole, kas keegi maksab, ostab, ei osta ja siis, kui ma selle välja panin, siis oli mu esimene 50 000 launch nagu tühjast kohast. See ainult sellepärast, et ma ei teinud endale hinnaalandusi. Tunnete keegi ennast siin ära, et kuidas meel muutub aktiivseks selles kohas, kus sa ei tea ja mõtleb, et no midagi võiks ikka teha. Kuidas sa pahid passid niisama, sa oled täitsa kasutu mõttetu olend, on ju. Ja äkki sa jäädki teadmatusse, see on ebamugav, aga ebamugavus ei pea negatiivne olema. Ebamugavus tähendab, et sa oled oma senise mulli piirile jõudnud ja sa ei saa tagasi tegelikult minna, sest sa pead enda veel jõudu kasutama, kui sa üritad ennast sinna tagasi paigutada, sest see ei ole enam kodu. Sa oled sellest välja kasvanud. Ja siis lased endal sellest seinast lihtsalt läbi minna ühel hetkel ja siis on aga vahepeal on hirmus natuke, osad ütlevad hirm, teised ütlevad ebamugavus, mina nimetaks ebamugavus, sest kohe ei ole see nii raske selles olla. Oled teadmatuses. No kui sa lähed seiklusele, siis saad ka teadmatuses. Ja kui seda võtta nagu seiklust ja kõik, mida sa sealt leiad, oled ainult rohkem sind ennast, siis see on ju väga tore. Kas sa said vastuse? Võib-olla. Nii, 2 küsimust veel, jah. Kas ma saan õigesti aru, et selle uue reaalsuse eeldus on ikkagi see, et sul on tegevus, millest keegi on nõus maksma? Väga huvitav. Ehk siis, kui sulle meeldib kalal käia, sul meeldib see elu, käid kalal, sulle meeldib lapsi trenni ja tööle viia, eks ju, või sinna trenni ja kooli viia. Tööle? Sõpradega. Nii tore. Nii. Sõpradega siis korvpalli mängida ja saunas õlut juua, on ja sa võib-olla oled ka kristallipoes müüa, et sa saad nagu enam-vähem, tuled nagu toimu, aga see elu sulle nagu väga meeldib. Mõnus, lihtne, hea elu. Okei, auto võiks natuke parem olla, on ja. Reisil võiks ka suuta käia, aga noh, selles reaalsuses kõik nagu justkui toimib. Ehk siis ikkagi, kas selle uue mulli eeldus on see, et sul on tegevus, mille eest on nõus keegi maksma ja see ei ole töökoht? Sellele uuel reaalsusele mitte mingisuguseid eeldusi. Sõna otseses mõttes, see on üks koht, kust paljude inimeste, nagu mul endal oli ka vaja ikka päris mitu korda seda uurida ja seal neid seinu nähtamatuid loore seinu lihtsalt eest ära purustada, otsustada, ei ole tõene, see mitte minu reaalsus, ma ei võta seda sisse enam, lõpetan selle uskumise ja tõekspidamise. See koht, et inimesed arvavad, eriti kui sul on mingi toimiv süsteem, nagu sa räägid, okei? Et aga pole ju loogiline, kuidas saab raha tulla, kui ma seda välja ei teeni? Jah, aga kui sa lased lahti sellest loogikast, et kõik peab olema loogiline ja elu on kaup, sa pead midagi andma, mingit väärtust looma ja siis alles ma saan raha vastu. Kui sa kustutad selle eelduse, siis see ei tähenda seda, et sa ei võiks seda teha, eks? Ma teen samamoodi, teen saadavale, mis see sõna on, teen saadavaks, täitsa sassi läheb, mingi asi panen välja, sest see on maandunud ja nüüd inimesed, kes tulevad, need tulevad, kes ei tule, need ei tule, kõik on õige, aga see ei tähenda, et see on ainuke viis rahale maanduda. Kui sa oled otsustanud, mis su raha reaalsus on ehk, sa pead tegema selles mõttes, kui sa tahad, et su elu muutus, et võiks olla rohkem reisimist. See tähendab, et sa oled siin ja mõtled, et seal ma võiksin rohkem reisida. Selle asemel, et mu elu näeb nüüd välja selline, et ma reisin vabalt, on ju, et sa oled siin olevikus. Ja ega need teised asjad ei pea ära kaduma, aga kui sa neist kinni hoiad, sa tegelikult ei tea, kas sulle siin meeldivad samad asjad. Võib-olla meeldivad, aga võib-olla ei meeldi. Kindlasti elu muutub, sest kui sul on kõik samasugune, inimesed tahavad, et ma tahan, et see reis oleks siin nagu küljes nagu teine mull, aga kuhu sa selle paned, kui su elu ei muutu? Ehk siis mingi osa peab ju nagu pikslid peavad muutuma selles, eks? Kalendris midagi peab muutuma. Ja seda ei pea siis mitte hakkama sinna planeerima, kuigi absoluutselt võib ka seda teha, et sa kirjutad oma kalendri ümber ja otsustad, see on nüüd minu kalender ja osadel see töötab. Ma olen sellel kuul hoopis teises kohas, päriselt niimoodi, võid mänguliselt ümber kodeerida kõike. Siis tagasi selle juurde, et raha peab tulema läbi väljateenimise, väärtuse vahetuse. Täiesti reaalne kogemus on mitte ainult mul endal, vaid ka mu klientidel, et raha ilmub üleöö su kontole ilma ühtegi seletust omamata. Näeb välja nagu anomaalia ja ma ei tea, kas teie hulgas kedagi siin on, kes seda kogenud on, aga
aga täiesti reaalne. Kui mõistad, et see siin ei ole materiaalne, füüsiline reaalsus, see on hologramm. Ja kui sa kustutad enda teadvusest selle koodi, et aga ma pean mingit väärtust vastu andma, ma ei saa lihtsalt niisama, mul on järsku rohkem raha. Inimesed leiavad maast raha. Kas nad siis ka lähevad kuskile mingit väärtust looma? Samamoodi, nad ju mõtlevad aitäh, kui silti juures ei ole, paned taskusse või ma ei tea, kingid kellelegi midagi. See raha, mis sinule tuleb, kui sa kustutad need lood, et see on ahne olemine, eks, siis sa hakkad, paljudel on see peidus seal kuskil, et no ja mingi piirini, aga üle selle ma olen ahne, see tähendab seda. Siis sa hakkad nägema, et sa ei kasuta, mida rohkem sul on raha, sa ei kasuta seda mitte enam enda jaoks, vaid sa teed asju, mis toovad ka teistele inimestele rõõmu või avardavad nende elu. Sellepärast, et kui sa tahad näiteks, ütleme kas või tasuta koole ehitada, kas sa saad seda teha täiesti ilma rahata? Noh, saab, aga kumb on lihtsam, rahaga või rahata? Okei, ja kui sul on 10 või 100 korda rohkem raha praegusest, mida sa teed sellega? Ja siis mitte ei mõtle sellest, et kuidas, ehk siis aga ma pean mingi tegevuse välja mõtlema. Kui sul on mingi tegevus, ehk see on selle raha loomulik tulemise viis, sinu küsimusele konkreetselt vastates, siis see tegevus ilmutab sulle ennast. Näiteks, kui mina hakkasin seda asja tegema, mis ma praegu teen, siis ma ei teinud seda mitte selleks päris algusest, et raha luua, vaid ma lihtsalt hakkasin tegema seda, mis mind kõige rohkem huvitas. Ja raha ilmus sinna juurde. Päris alguses, kui ma enda jaoks, ma mõtlesin, et okei, ma ei viitsi enam muretseda, ma hakkan nüüd tegelema sellega, mis mind päriselt huvitab, ma hakkan kasutama oma aega selleks, mis mind huvitab, hakkasin uurima seda inimeste neid hirme, foobiaid, alustasin sealt kogu seda süsteemi, et kuidas siis tegelikult toimib. Ja siis inimesed ise hakkasid mulle rääkima, et kuule, kui sa oled valmis sellega, sa anna mulle teada, ma tahan sulle raha maksta, et siis tee mulle mingi sessioon, mul nagu mida, mul ei ole kavast seda teha. Ja ühel hetkel, kui tuli seda nii palju, et kui sa lõpetad vastupanu, siis sa lihtsalt hakkad seda tegema, sest see on sinu loomulik eneseväljendus. Vastupanu ei saa olla ja ei saa olla klammerdumist. Ehk klammerdumist senise reaalsuse külge, kui sa ütled, et see on sul mugav ja tore, siis sa ei lähegi sealt kunagi ära, eks, ja see võib absoluutselt olla sinu tore, aga kas see on päriselt su see elu, kus sa tahad olla? Või siis reisimine on ka selle loomulik osa. Kas sa said vastuse? Üks, aha. Ei, no ma saan sellest aru, ma ütlen, ma reaalselt ei kujuta seda asja ette, kuidas... Sa ei pea seda ette kujutama. Sa ei pea seda ette kujutama. Sa ei saa seda ette kujutada. Niipea, kui sa püüad seda ette kujutada, mida inimesed teevad, mõtle nii, et seda on raskem tajuda võib-olla, et lõpmatu arv teid, kui sa mõtled, kuidas miski tuleb, nagu lahti rullumine osad nimetavad, unfolding, ja kuidas mingi asi tuleb sinuni, siis kui sa püüad seda ette kujutada, siis sa teed selle nii kitsaks, sest sa hakkad oma teadvusega otsustama, et no vot, ma pean ikkagi nagu kuidagi loogiliselt tegema ja siis sa ise saadad välja signaali, et ma olen nõus seda vastu võtma seda raha ainult siis, kui ma teen 1, 2, 3. Ja kuna reaalsus allub sinu signaalile, täiesti nagu vaieldamatult, siis jah, sa võib-olla mõtledki midagi välja, aga see on võrreldamatult palju lahjem sellest, mida sa tegelikult ja kellena sa ennast saaksid kogeda, kui sa lased lahti ja hakkad lihtsalt nautima oma elu, kuni sul ühel hetkel kuskilt tuleb järsku mingi idee. Inimesed ärkavad üles ja neil on idee, okei, nüüd ma hakkan seda tegema. Ja nad ei mõtle, kui ei hakka välja arvutama, et aga kas seal on ikka mõtet, kas ma ikka raha ka sellega teenin. Vaid nagu mina ei tea, see teeb mind õnnelikuks. Päriselt. Ja sa teed seda sügavalt ja pühendunult, siis raha tuleb võib-olla sealt kaudu, võib-olla teist kaudu, võib-olla kolmandat kaudu ja kui sul ei ole nõudmisi või kinnihoidmist, et see peab olema see ettevõte või see peab olema see, siis oled sa avatud igas suunas, nagu päike. On ju tore? Nagu päriselt see on hea tunne, kui sa lihtsalt mõtled, et vahet ei ole. Ma olen näinud sellist asja, kuidas väga konkreetselt näiteks raamatupidajatel, mu klientide hulgas on inimesi igalt elualalt vist, väga paljudelt. Ja siis raamatupidajatel tekkis selle koha peal, ühel raamatupidajal kindlasti kohe see, et mis mõttes raha lihtsalt laekub mu kontole. Et see ei saa ju, ma pean ju põhjuse leidma. Ja ma saan aru, sest et tema protsessib infot nii, eks ole, tema struktuuris on see tõene, et niimoodi ei saa, sellepärast, et see, ma ei tea, kaos või mingi asjad väljuvad kontrolli alt. Aga kui keegi sulle kingituse toob, kas sa siis ütled talle, et ma tahan teada, kuidas sa selle tegid ja miks ja kus see asi alguse sai ja enne ma seda vastu ei võta või sul on nagu aitäh. Ja raha puhul on kohe läheb asi imelikuks, sellepärast, et inimestel on teadvustamata need lood, et niimoodi lihtsalt ei saa, et keegi annab sulle raha. Ja see hakkab ka teistpidi tööle, näiteks mul on olnud väga
või noh, hakkab tööle, toimib, kuni sa näed sellest läbi, toimib teistpidi, või teisel kujul. Et jälle üks väga edukas, innovatiivne, oma alal juhtiv Eesti ettevõtja, tal oli siis neid esimesi muutusi tehes, tal oli see rõõmu puudumine esimene asi ja ta oli väga pühendunud muidu, aga null rõõmu, hästi tõsine. Ja siis, kui ta avanes ja hakkas oma loomulikus selles positsioonis olema, silmad särasid ja nägu oli naerul, siis tal hakkasid juhtuma need asjad, et inimesed andsid talle asju tasuta, meestele ka veel, kuidas võtad vastu. Ei küsitud raha, näiteks massöör läheb teenust ja öeldi, et ei ole vaja maksta. Ta nagu, mis mõttes, ma ei saa ju lihtsalt maksmata jätta talle. Okei, see on ka viis, kuidas sa ei ütled rahale ei. Sellepärast, et see, mis on omab inimeste jaoks rahalist väärtust, sulle võidakse anda ka tasuta asju, see on ka üks vorm, kuidas sa seda küllust nii-öelda vastu võtad. Ja nüüd, kui sul on selle koha peal mingi lugu aktiivne, et oi, aga nemad kannatavad äkki, siis sa esiteks näed seda inimest endast vähemana, teadvustamata, et tal ei ole, et tal on vähem raha selle võrra. Aga kuna tema teeb seda puhtast impulsist, siis tal on tegelikult selle võrra rohkem raha. Kas te usute, et nii saab olla? Noh, okei. Mida rohkem ringleb, et ma annan lihtsalt rõõmust ja see on puhas, ilma ühegi loota, ma ei tea, mul tuli impulss, okei, teen nii. Ma olen teinud tasuta kursuseid samasuguse pühendumisega nagu tasulisi kursuseid, sest mul tuli see teadmine. Ühel oli 1600 inimest, 3 päeva pluss 4 järjest ja viimasel korral 4 tundi järjest. Ja see ei tähenda, et mul on midagi vähem või et ma tegin seda kaalutlustega, et siis pärast nad tulevad kuskile. Ma lihtsalt järgisin seda, mis minusse maandus. Ilma ühegi nõudmiseta tulemusele, see on nüüd täpselt veel jätkub vastus sinu küsimusele viimasele, ja vajaduseta teada, kuhu see mind välja viib. Sa lihtsalt teed seda, aga sa teed seda pühendunult, loomulikult, rõõmuga. Nii, kas teeme kalibreerimise ka? Jaa, olete valmis, ma loodan, et te olete vett joonud ja siis ega midagi ei juhtu, kui te ei ole. Aga korraks tuli see mõte, ma ei tea miks. Ja nüüd sa kas võid istuda või olla pikali, te kõik istute ja olete pikali, mis on väga hea, nii et sul on mugav olla põhiline see. Vahet ei ole, kuidas sa oled, kuidas sul on mugav olla. Nüüd ma tahan, et sa mõtled kõigepealt sellest, et see ei oleks täiesti abstraktne. Ja ära hakka üle mõtlema siin, aga sa mõtled sellest, see põhimõtteliselt, kui sa ei tea oma rahanumbrit, võib-olla sa tead, väga hea, kui sa tead, mis praegu on sinu rõõmupunkt, ära mõtle sellest, mis maksaks mu arved. Sa võid absoluutselt luua raha arvete maksmiseks, mis võib tähendada seda, et sul peab rohkem arveid ja need on alati makstud, aga sul ei ole midagi rõõmu jaoks. Mõtle sellest, mis number on selline, mis on nagu, see on täitsa tore. Okay? Mitte nagu, et no mida rohkem, seda parem, sest see tuleb tavaliselt väljast poolt võrdlemisest, äkki mul muidu jääb puudu. Mõtle sellest, et see raha on nagu nii ise uuenev, nagu nii kogu aeg ringleb, see ei lõppe kunagi otsa, sa kasutad oma, ma ei tea, 1000, 3000, 10 000, 50 000, uuesti, see ilmub uuesti, see on tegelikult see, kuidas raha kogu aeg toimib. Mõtle oma raharõõmu numbrist ja võib-olla sa märkad kuskil kehas mingit kohta, kus on hea olla. Lihtsalt märka ilma midagi mõtlemata. Pane silmad kinni, kui sa veel ei ole pannud. Märka oma hingamist, ilma seda muutmata. Koonda kogu oma tähelepanu koju oma pea keskele, keskpunkti. Igast suunast, erinevatest aegadest ja kohtadest inimestelt enda sisse, kus on selle päris kodu. Ja nüüd lase oma tähelepanul kukkuda vedeliku kujul mööda keha allapoole, et sa tunned, et su keha läheb raskemaks ja sa oled täielikult siin. Ja nüüd mine oma alakõhtu tähelepanuga ja märka, kas sa näed seal midagi, mis meenutab sul ust või portaali. Mingit avaust, ükskõik kuidas sa seda tajud, võib-olla sa lihtsalt tead, et see on seal. Ja kui sa oled selle leidnud või otsustanud, et see on seal, siis tee see lahti ja astu sellest teisele poole, mis on su keha sügavuses, negatiivses ruumis, seespool avanevas lõputus ruumis.
ja nüüd vaata seal ringi, kas sa märkad midagi, mis on selle sümbol, esitus või kuju, mida sa oma rõõmunumbrina ennem nägid. See võib olla mingi ese, see võib olla teine sina. See võib olla lihtsalt vibratsioon või värv. Võib olla lihtsalt valgus, mis iganes see on. Lihtsalt märka. Ja nüüd sa saad valida, kas sa lähed ise sellele lähemale või see tuleb sinu juurde, kuidas iganes sulle loomulik tundub. Ja nüüd tunneta, et see on sinu uus loomulik kodureaalsus. Tunneta selle sagedust, see on veidi erinev sellest, mis on su seni olnud su jaoks tõene. See on praegu olemas, see ei ole kuskil tulevikus ja see on siin samas. Ja nüüd, kui sa oled selleks valmis, siis kas ühine temaga nii, et sa lased tema koodidel ja sagedustel enda omad üle kirjutada. Nii, et su süsteem uueneb seestpoolt väljapoole. Või vaheta temaga kohad. Sa võid teha mõlemat ja siis ühineda. Ja tunne, kuidas mööda su keha jooksevad üles alla süsteemi uuendused. Lase selle liikuda ükskõik mis suunas, ükskõik mis su kehas toimub, lihtsalt märka, ilma mõtlemata. Ja nüüd tea, et see uuendus jääb jooksma ka pärast seda, kui sa siit püsti tõused edasi oma elunoodid. Siis sa oled seda otsustanud ja sa ei pea enam sellest uuesti mõtlema. Ja märka, mis tunne see on, kui su teadlikkus on nüüd sellest punktist lähtuv. Kui su info organiseerimissüsteem on teistsugune kui see, mis see seni oli. See võib tunduda alguses natuke võõras või tundmatu, aga see on teistsugune, sa lihtsalt maitsed seda. Ja saad sellega intiimsemaks siit edasi loomulikult, ilma püüdmata, olles rahus ja tundes mis tahes emotsioone, mida sa tahad tunda, sest need ei määra midagi. Nüüd su keha teab, mis tunne see on. Ja kui sa oled valmis, siis astu tagasi läbi selle avause või portaali siia poole, füüsilisse kehasse kohale. Märka oma hingamist. Tunne oma füüsilist keha, tunne oma keha, istumas või lamamas. Ja kui oled valmis, siis ava silmad. Tulete tagasi. Vaikselt tulete. Mis tunne oli? Ja see, kui sa oled oma kodusageduses võib vägagi tunda, ma teen tunduda nagu seksuaalne erutus isegi, ma tean alguses inimesi, kes ei ole harjunud veel seda uut kõrgemat sagedust läbi laskma, ütlevad, ma ei saa, ma käin ringi kogu aeg, ma olen kogu aeg erutatud. Ja eriti naisel, see on täiesti okei, sest et kui sa nüüd mõtled, et mida see tegelikult tähendab, et sa ütled enda sellele su praegu ära tuntud, sest see alati on muutumises edasi ka, oma kõige säravamale, puhtamale signaalile, kes oled sa tegelikult ilma selle kehata, sellele jaa, siis see on vägagi see, et sa oled ise endasse armunud ja mitte nagu egoviisil, et issand, kui ilus ma olen. Mitte see, mis vajab väljast tunnustust, vaid sa loomulikult oled endaga üks. Seal ei ole kunagi mingit eristust olnudki. Selles mõttes inimesed otsivad ennast, see ei ole kuskile kadunud olnud, see lihtsalt mäletama hakkamine, et tegelikult see on see, kes ma olen. Kas keegi tunneb
midagi, mille kohta tahab midagi küsida? Või olete kõik ilusti tagasi? Jah. Küsimused on. Jah. Teadvuses kogemise kohta, et kuidas sa koged, kui sa ei kujuta ette? Või mis vahe on siis? Või sa kujustad? Ei ole vahet. Selles mõttes, kui sa arvad, et sa kujutad ette ja sa ei ole praegu selles kogemuses praegu ja siin, siis sa ütled endale, et seda ei ole praegu ja siin ja sellepärast sa koged seda, kui mitte praegu ja siin. Ehk siis teadvuses kogemine ei tähenda midagi muud. See ei ole nagu, et see on lihtsalt mu meele mingi väljamõeldis. Aga kui sa endale kinnitad, et see on su meele väljamõeldis ja sa fantaseerid või kuidas sa nimetavad, siis sa ise ütled, et mina olen tegelikult siin, on ju. Nii. Ja siis ma vaatan oma reaalsust, ehk inimesed tavaliselt keskenduvad objektidele, mis auto mul on, mis riided mul on, mis, ma ei tea, paadi ma endale ostsin, milline mees, naine mul on ju, selle asemel, et kes mina olen selles reaalsuses, su fookus on kogu aeg seespool. Ja siis see tegelikult vahet ei ole, mis objekti sa näed või enda ümber asuvat uut maja või villat või lossi, mis kellelgi on või tipid, siis sa koged ise ennast, kui su tähelepanu on sellel, kes sina oled selles reaalsuses, siis sa märkad, et sul on pärast sealt nii-öelda lähed midagi muud tegema, lapsi trenni viima, siis sa märkad, et see on sul täiesti kehtiv kogemus, mälestus olnud kogemusest. Sul ei ole küsimust, et kas sa päriselt kogesid seda. Ja kui sa seda teed nagu ettekujutust, siis sul tavaliselt meel ütleb, et see ei olnud päris. Ainuke vahe. Ja siis see on viimane ja meil on kõik, sest järgmine esineja tahab ka ruumi. Eva, selline küsimus, et kuidas ära tunda neid takistavaid mustreid ja uskumusi endas? Et mis on selline hea viis või tehnika neile nagu sõrme peale panna, et see on see minu lagi, millest ma pean läbi minna? No, see ei ole tegelikult lagi, see on see, mis hoiab su lage paigal. Sellest me alguses rääkisime. Kõige parem viis on see, et sa oled super ausaks iseendaga selles suhtes, mis on su tegelik see elu, mida sa tegelikult tahad. Et sa enam ei ole nõus leppima sellega, kui sa tegelikult tead, et sa ei ole rahul. Muidu sa ei küsiks seda küsimust, on ju. Sa tegelikult tead, et sa tahad midagi muud, mitte olla siin selles piiris. Ja nüüd, kui sa hakkad otsustad, et ma kolin sinna teise oma uude reaalsusse siia ümber, võid kindel olla, et kõik need punased nupud lähevad tum-tum-tum-tum-tum tööle. Need tulevad päevavalgele. Aitäh. Aitäh. Aitäh teile. Nii tore oli.